Welcome to Living of Life of Salajutud. Salajutud ja 3. episood juba meil siin. 10. hooaja 3. episood, ma ei saa aru, kuidas see võimalik on. Ma ei tea, varsti on juba suve lõpp, ma ei tea, ma juba jälle kassin, vaata nagu eelmine aasta ka, et kevad oli, siis ma nagu, oh my god, kohe on suvi läbi, see on mingi, kuule, et aeg on. Ja nüüd tegelikult ei ole. Suvi saabki kohe läbi. Sest et ma hakkasin mõtlema, et see suvi on nii palju tegemist, et nagu kõik pulmad ja tüdrukute õhtud ja kõik see kolimine, soolaleivad, ja siis ongi juba august. Ongi. Rets. Ja siis tuleb juba sügis ja siis tuleb jälle Alexela. ja nii me elu elame. That's how we roll. Teate, mis ma veel aru sain viimasel ajal, et mul on vist mingi insult toimunud ajus. Ma ei oska rääkida enam. Ma saadan voice ja ma ei oska rääkida, et andke mulle andeks, kui podcastal on ka kuulanud ja mul on mingi millest ma räägin või kuidas ma räägin või mis siin toimub. Kristinal täna juhtus siuke asi, et tahtis öelda nartsissi lamp, sain need uued lampid kätte, ütles nartsissisti lamp. Ja, et issand, et jah, see nartsissisti lamp ei ole mu lemmik. Ma olin, ja ostsin nartsissisti lambi. Ja siis ma kirjutasin kaardinad. Kirdimälestuseks. Et ma tellisin ka selle kaardinapoiste paigalduse. Ja siis ma kirjutasin kalendrisse, Keter näeb ka mu kalendrit. Panin kaardinad 2 A-ga. Keter oli mingi, mis sul viga. Mõtlesin, ma ei tea. Mul on mingi ajupeer, lihtsalt toimub. Insult tõesti, nüüd andke andeks ja kannatate ära, kuniks ma jälle normaalne olen. Millal sa saad normaalseks? Never. Okei, eks me siis kannatame ära. Aga mis siis vahepeal teinud? Me just täna arutasime, et me poleks nagu 100 aastat podcasti salvestanud, kuigi tegelikult... See oli mingi üle-eelmine nädal. Ei olnud. Oli ju. Oli või? Ja siis me praegu ju sest et meil tuleb ju see nädal alles. Ja, me alles salvestasime, aga lihtsalt nii palju asju on vahepeal olnud, et siis tundub nagu... Ma ei tea, mulle tundub tõesti, et nii palju asju on vahepeal toimunud. Ma ju nüüd elan fulli majas, on ju. Kas üürnik on siis korteris? Ja ta kolis juba 17. Kolis sisse. Okay. Ja sellepärast mul läkski vaata lõpp nii kiireks ära, et nagu inimene tahtis sisse kolida ja siis ma mõtlesin ka, et samas tegelikult tõesti tuleb tempot taha panna. Elekter muidugi ikka Enda mõndades siis ei ole. Mõndades tubades ei ole ja selle loo kokkuvõte oli see, et see eelmine elektrik otsustas nüüd, et ta ei tulegi mitte kunagi. Ta ei võta kellegi numbrit vastu, ta oli nagu ei aitäh pakkumast, ma ei soovi. Ja ta lihtsalt higaan, nagu selles suhtes higaan ja ta oli alguses mingi noore kutiga teinud seal tööd. See oli siis, kui veel oli mingi kipsiga polnud veel seinas ja värki. Ja siis see, kelle kaudu me nagu saime selle elektriku, see küsis selle noore kuti käest, et kuule, et kas sa saaksid vähemalt tulla appi, sest et tema oli seal, kui nüüd juhtmed pandi, et nüüd äkki ta mäletab midagi. Tuli välja, ma ei saa aru, mis toimub, tuli välja, et see elektrik oli tema üle lasknud. See vanem elektrik, kes nüüd kaan on, lasi selle noore kuti üle, ei maksnud talle rahasid ära. Ja siis Märtenil ütles, et Märten vist küsis ükskord, et miks sa üksi oled seekord, et ta kolis Hispaaniasse. Tegelikult lihtsalt lasi Üllarisse seda. Okei. Aga mis nüüd saab siis, et kas sa maksad ise seal noorele, et ta teeb ära või? See noor kutt, ta ei tule. Ma ütlen, mina ei ole temaga ise suhelnud, et meil on see vahendaja või kelle kaudu me nagu nüüd saime. Tema ei tule, aga nüüd ta saatis mingi uue tüübi nimega Artur, kes siis, tema tundub nüüd selles suhtes mõistlik, ta mingi vaatas kõik need asjad selle üle, ütles ka, et siin on natuke nagu nahka tehtud, vahepeal lööb mingi korgid välja ja mingi, aga tuleb välja, et see, ma nüüd palvetan, et see vend saab hakkama, sest et ta on really done. Ma kujutan, et tervita, kui sa juba sees ka elad ja kusjuures mul on ka veits see, et ma mõtlesin nagu aeg on ja nüüd mul on ka see, et tegelikult ma pead hakkama ajastama, et ma just rääkisin enne, kui me hakkasime salvestama, et okei, et mul on vaja, et tuleks värvitakse seinad ära, siis tapeet panna ära, siis kaardinad, siis mingi... Kaardinad jälle. Kaardinad, mis iganes. Et pannakse need paika. Ja siis tuleb mööbel, et ühesõnaga värv tuleb enne peab ära kuivama, et kuidagi ajastada, et iga asi jõuaks nagu õigeks ajaks. Vaata, see ongi horror ja see oli ka maja ehitus juures minu jaoks väga nagu segadust tekitav õnneks, vaata Märten võttis selle osa üle, et iga asi peab omavahel klappima, et ma võin ju nagu öelda, et tulge see kuupäev, aga kui midagi jääb nüüd hiljaks, siis ma pean jälle kõiki neid asju nagu nihutama hakkama, et see on nii ulme, mul on hea meel, et vähemalt see osa mul läbi on.
mul on hea meel, et sa pidanud seda kõike üksi tegema, sest et see, kusjuures ma kogu aeg räägin nii hea, et ma üksi ostsin ja tegelikult ongi hea, et see on minu korter, minu kodu, onju. Aga lihtsalt see, et sa pead neid valikuid ja otsuseid ka üksi tegema, see on hästi raske, et 2 pead on ikka 2 pead, aga nüüd ma õppisin seda lihtsalt, et mina olen su teine pea. Ei, jah, ma lihtsalt kõik, mis Mallu teeb, ma teen samamoodi. Nüüd, kui te näete, et mul on kopeeritud nagu Mallu kodu lihtsalt nagu see, sul on suur maja, onju, väiksesse korterisse või sama vibe, siis mind your business. Mul ei ole aju ja Mallu on mu teine ajurakk, nii et ma lihtsalt teen tema järgi. Jah, väga hea. Õnneks sa ei ole selline inimene ka, et sa oled nagu kuri, et ma affin sind, et sul vist ma ei saa üldse aru, keda see huvitaks või selles suhtes minu meelest on tore, kui teistele ka meeldib, et eriti kui me räägime veel mingi sisekujundusest, siis kõik asjad on ammu tehtud. Selle teooria järgi me ei tohiks keegi midagi teha. Ma mõtlesin veel seda ka, et vaata, nüüd su köök on nagu paigas ja see on nii äge. Ja ma tahan su kiletanumbrit ja ma lasen oma köögi kiletada nükse puidu sellega, nagu sul on. Ma vaatasin, et see on nii palju lahedam kui minu. Sa pole isegi kätte saanud. Ma tean, aga ma juba tahan ümber muuta. Ma mõtlesin, okei, ma nädala hoian ja vaatan. Okei, ma juba olen nagu rutan ette, aga ma juba mõtlesin, ma tahan ära kiletada ja mul oleks nagu köök nagu sul. No selles suhtes ma ütlen, oota natukene, äkki vaata sulle meeldib selles suhtes, et ära hakka kohe mingi aega kirja panema. Ei, ma veel ei pane, sellepärast ma mõtlesin, et ma ootan ära, aga siis ma vaatan su kööki kogu aeg ja ma olen mingi, kurat, see on nii ilus. Sest et saad aru, minu köök ei olnud ka veel paigas, kui ma hakkasin mõtlema, persse, miks ma roosat kööki ei tellinud? Nagu miks jaoks? Ja ma mõtlesin ka, kohe kui mul tuleb, ma kiletan ta roosaks, aga siis tegelikult mulle meeldib see puit ka ja siis mõtlesin, tead, alati saab seda ju mingi hetk hiljem teha. Praegu nagu nii kõik uus ilus, aga mingi hetk mul tekib nagu nii siuke värskendamise soov, et siis et pole mõtet kohe. Ma ise üritan ka ennast nagu tagasi hoida, et ma saan nagu üritaks basic asjad ära teha, värvimist asjad, mis enne mööblit on ära teha, siis kolid sisse ja siis hakkad vaatama, et mida seda upgrade ida, muuta, teha, et seda saab alati, et sina ju tegid ka oma korteriga kogu aeg mingid vahetasid 50 korda diivanit ja mingi seinu ja. Ja kui sa juba sees oled, vaata, siis tekib nagu rohkem mõtteid ka, et praegu, kui sa vaatad lihtsalt seda plaani või oled seal paar korda tegelikult ju ainult käinud, et siis ei tule nagu sellised mõtted, kui sees oled, siis hakkad mõtlema, et mis võiks veel olla. Nii et meil on praegu jah niisugused kodu vaibid käivad, et lõpuks ma arvan, et praegu on siis 3., ütleme 5. või 6. episoodiks olen mina ka kodus sees ja peaks valmis olema, nii et siis saame edasi rääkida koduteemadel. Järgmine kord, ehk siis ülejärgmisel episoodil olen mina juba meie väikselt road tripilt ka tagasi, kuhu me Märteniga lähme, me lähme Hollandisse, et lähme kirbukaid jahile ja siis ma mõtlesin, et toome siis sulle ka head paremat, et siis on nagu sul ka sisustatud, vaata, aga sinu puhul ei tea, vaata, sulle mu nartsissistilamp ei meeldinud, aga tulp meeldis. Aga ma meelega toon sulle ainult nartsissistilamp. Ei, nagu mulle võib-olla, ma mõtlesin, et see värv mulle ei meeldi, et ma mõtlen, mul nagu see lamp on ilus, kõik on ilus, aga vaata, minule ei sobiks see lamp kuskile, aga sina panid alguses ju selle. Panin valesti, jah. Jah, et nüüd see sobib, et see ongi see, et tegelikult kui sa nüüd ära vaatasid, ma vaatasin, sobib paremini. Et selles mõttes, et mulle su asjad ju väga, et sinu silm meeldib, ma ju kopin reaalselt su kodu praegu endale ümber sina enda korterisse, nii et ma arvan, et ma annan su loa, valida, kui sa leiad midagi, et saada mulle pilte. Aga sa pead mulle saatma hoopis pilte iseenda korterist. Nagu sest vaata, muidu ma ei tea ju, ma ei suuda isegi ette kujutada. Ma olen näinud mingid videod, sa kunagi saatsid, kui sa käisid vaatamas. Pean selle uuesti üle vaatama. Saadan sulle uuesti ja praegu selles mõttes, et see on tühi, nii et sina ja ma mõtlengi, sa pead mulle saatma kõik need lingid kõikidest asjadest, mis sa tellinud ka oled juba. Et siis ma nagu tean. No vaata enda koju. Vaata enda kodu põhimõtteliselt. Aga jaa, ma saadan sulle mingid lingid ja päris saame siis. Ühesõnaga mingi, et sinul on, ma hakkasin just mõtlema seda ka veel, et sul on ju teine YouTube'i kanal veel, et mis on sama isegi edukam kui võib-olla salajutud, et sa ikka siin rügad tööd, et sul on nii palju asju. Ma ei tea, kas see on edukam, sest vaata, meil ei ole ju kõik YouTube'is. Meil on ju ikkagi Spotify's sinuga ka nii palju kuulajaid, kes ei vaata nagu YouTube'i või kui kuulavad meid autos näiteks. Okei, aga ma just mõtlesin, et see on nagu nii tubli, et sa teed need podcast'is, teil on veel vlogid põhimõtteliselt igapäevaselt. No vaata, see on rohkem tegelikult Märteni teema. Mina ka nagu filmin vahepeal, aga Märten on ikkagi see, kes neid kokku paneb. Tegelikult see on nagu, ma näen kõrvalt, et võtab ikka omajagu aega ka. Mina ei viitsiks. Et ma ka ei viitsiks, aga tegelikult nii tore on neid vaadata ja eriti kui ma hakkasin täna just lambist vaatasin meie vlogi neid esimesi episoode, kus ma ostsin alles selle maja ja kuidas seal mingi lammutus käis ja ulme ikka mükkas enne välja nägi nagu appi, miks why did I buy that dump nagu. Keegi kirjutas mulle just YouTube'i üle eile, et mehega istusime siin ja naersime teie üle. Maja ostsid liiga kallilt,
hoov on liiga väike, mingi, ma ei tea, seal oli mingi 7 punkti, kuidas nad naersid oma mehega. Leia hobi endale. Tõesti, nagu istute mehega maha, hakata naerama. Vaatad YouTube'i mingi 40 episoodi, muud kui naerad. Tõesti, minu arust ma arvan, et see on pigem kadedus, et sa ei saa nii kallilt osta. Mehega istuta ja naerata, tegelikult nutate. Oma kuskil ühe toalises kapoiles. Istuta ja naerata seal. Nii naljakas, samal ajal sul on suur maja. Aga ei, minu arust see väga, esimest korda mõtlesin ka, et algusest, oh my god, et noh, et kui sa ostid, et lihtsalt seal on nii palju vaja teha, aga näe, nüüd lõpuks on see tehtud ja sul on nagu väga ilus kodu ja kõik on super ja äge. Ja mõtle, nüüd tuleb ju aiavärk nagu ka, et praegu ongi pesti katus ära ja seinad ära, siis värvitakse katus ära, siis ehitatakse uus terrassi, siis värvime maja roosaks ja siis mul on aiamööblit ainult vaja. Et ma käisin ka vaatamas siin nipet-näpet, aga ma ei suuda. Ma mõtlesin niimoodi, et vaata, mul on ju magamistoast on ka see terrass on ja siis ma mõtlesin, et sinna ma panen need lamamistoolid või nagu päevitustoolid, saame seal nagu käia tännimas. Ja mul ongi Vairase Ghost, et mul on vaja täiega tänni. Jah, et nagu hoovis ei tänni, vaata muidu inimesed näevad meid. Ja seal terrassil on parem. Ja mul on ju mallu, ma saan mallu majja sisse ka pöidlaga. Jah. Et hakkan seal hängima, et kui mul enda korteris igav hakkab. Hommikul ärkavad Kristil on terrassi. Ei seisab voodi kõrval. Noh, maast lahti, kell on palju, peale siin midagi. Et igatahes jah, kodujutud, et siin meil praegu kodu teema on, et ma vaatasin just teile seda Mida mallukat saateid ka. Ja siis see oli naljakas mõelda, et kui sina ostsid kodu, siis mul on isegi kodu nagu mõtteidki ja siis järsku nüüd enam samal ajal kolime sisse või noh, et teeme seda samal ajal, et see on nii fun ja äge. Tead, ma praegu nii palju räägime siin kodujuttu, et mõtlesin, et võiks teha mingi epika koduteemadest, et saatke meile ka oma kodujutte. Mingid äpardused või kodu ostmisega või mingi pangalaenuga või mis iganes renoveerimisega. Ma arvan, et selle renoveerimise ja ehitusmeestega on inimeste kindlasti palju lugusid. Ehitusmeestega kindlasti, ma arvan. Ja just pangalaenu hästi, aga ma just ka siin jaurasin mingi mitme pangaga, mitte jauranud, vaid nagu siin nullult käib mingi piidimine, et kes mu endale saab, mis on väga huvitav, sest et alguses sa kartsid, et keegi ei taha anda. Keegi tahagi mulle anda ja ma maksan ise palka endale ja ülalpeetav on ja lahutatud divorcee, kes mul ikka laenu annab, aga näe, isegi võitlevad minu üle praegu. Et jah, see oleks päris äge ja koduepisood teha ja samas, kui meil on mingi kodufirmasi, kes kuulavad meid, siis koostööd on teretundsid, et mul on nii palju raha läinud ja mul on vaja. Mida sul veel vaja on? Ma ei tea, mida mul vaja on. Ma just maksin köögitehnika ära ja ma ei teagi. Ma ei tea, midagi läheb ikka vaja. Mul ei ole öökappe näiteks, ei ole. Mingi mööblifirmad võivad hitta. Tead, kas sul on elepuit on sul kodus on ju? Jah. Öökapid mina soovitan Ikeast 99 € tükk. Heletamm, mega ilusad, mega sliikid ja hea hinnaga. Tavais, ma just tellisin sinu järgi kummutid endale või kummuti Kelanile nagu Maritoas on. Ikeast või? Jah. Et Ike tegelikult mul ei ole koostööd vaja, ma Ike, et lähen ruunan. Et seal Ikeas on tegelikult päris hea hinnaga, ma olen päris mitu asja Ikeast tellinud, selle vaiba võtsin ka Ikeast. Ma räägin, ma olen full kopinud siin. Et nagu Kelani tuba on Marta, Lende ja Mari tuba kokku ja minu tuba on siis nagu natuke sinu toast vaibi ja ühesõnaga rott olen täiesti. Täielik rott. Aga no ise tegid laheda kodu. Jah, nüüd pean sinusuguse rotiga siin seda podcasti tegema. Aga räägime siis, igatahes need meie kodujutudega meil praegu väga midagi muud ei toimugi, kodu. Nii et kellel ka kodu ostmine või renoveerimine või käsi on pooleli, siis andke teada. Meil on usu episood ka vaja ära teha. Ja ma muuseas olen juba endale teinud märkmeid ja asju. Meil tuli ju need kirju on ka tulnud meid päris mitu, ma tegin kausta. Et siis jah, et varsti teeme selle usu episoodi ka ja mingi aeg siis kodu ja räägime sponsoritest ja lähme kirjade juurde, ei ole midagi. Jah. Nii, Coolbet on siis ja Coolbetil on jälle see Rolexi kampaania, ma saan aru. Täpselt, jah. Et ma ei saa ikka aru, miks ma võitnud ei ole. No sa ei kannaksid Rolexit. No kui mul Rolex oleks, siis ma küll kannaksin. Okei. No igatahes aprillis ja mais on siis käimas kampaania, et kus uued kliendid võivad võita siis Rolexi ja iga kuu lõpus on Coolbetis ka siis suur loos, kus nad loosivad erinevaid auhindu välja, näiteks iPhone, siis mingid spa-paketid, siis PS5, reis Las Vegasesse, seda tahaks. Me pidime kunagi minema Las Vegasesse, aga siis läksime hoopis New Yorki ja lomasime 5 päeva.
me võiks teha mingi tripi. Me ei tohi ühtegi plaani teha, ma olen nii booked and busy, ma ei saa, ma ei tohi ühtegi plaani teha, nagu reaalselt. Ma nii ootan, et oleks Märteniga juba mingi 10 aastat koos olnud ja sa ei taha temaga enam reisida. Saaks minu käest praegu Leen on see, et ta on Margusega nagu koos olnud, siis ta nagu, noh, nad reisivad koos ka ja värk ja no Margus tuleb ka praegu meiega Rootsi ja värk. Aga et noh, selles mõttes me käime mingi reisidel kogu aeg, et mul on ootan, et sul oleks Märtenist juba kopperis. Kristina, me käisime literally loetud kuud tagasi kahekesti reisil. See oli Egiptus, see on lamp, ma tahaks nagu mingi lahedamasse minna. Okay. Tahaks nagu ongi nagu mingi. Sul ei meeldinud meie 4 dinners ja siuksed. Ei, see meeldis küll, aga nagu see oli loetud kuud tagasi. Sa oled juba Märteniga jõudnud käia reisil, nüüd oled uuesti, et nagu ma pean taga võistlema, nii et ma ootan, et sul oleks tast koppeis juba. Äkki tuleb pulmareisile kaasa. Ütled, oi, teie ka siin, ma just mõtlesin peale pulma lõõgastun natuke Sitsiilias. Nagu siis, kui Pariisis oli, vaata. Oi, teie ka siin Pariisis. Aga ei, selles suhtes, et no mingi hetk sul iskab ta koppa ette nagu nii 10 aasta, 15 aastat mind huvita. Ja sina ootad. Ma ootan ja ootangi ja siis sa tahad minuga. Tegelikult ma arvan, et see juba mingi 3 aastat äkki, siis sa ei viitsi enam Märteniga reisida. Nii palju, võib-olla mingi 1 aastas. Ja see on minu kord, et igatahes jah, et kes ma läheks võtan äkki ise sellest Las Vegase reisi loosist osa ja siis lähme koos. Rääkides reisidest, siis tegelikult me ju rääkisime, et tahaks Taisse minna ja siis me rääkisime Mardi ja Tuuli ja Margoga, et nemad tahaksid ka Taisse minna, nii et me peaksime ikka uue aasta alguses selle väikse sutsaka ära tegema. Lähme kõik koos, võtame mingi suure villa ja see oleks päris fun. See oleks ju tegelikult, sest et Tuuli ja Margo on hästi. Aga me tahtsime Aussi edasi minna veel ju. Oma tuuri tegema. Ja. Kui sellest tegelikult. Nii haige. Siuksed pisjongs. Aga tegelikult meil oleks Aussis oleks väga suur ja turg. Mingi 10 inimest tuleksid meile. Ei oleks rohkem. Saad aru? Andke teada, kui palju. Andke kommentaarides teada. Ei no ma tahan nüüd teada. Andke teada. Palju on Austraaliast, kes tuleb. Pärast vaata, Austraalia on nii suur ja lai, et nagu ühest Austraalia otsast sõidab teise mingi 100 aastat. No jaa, aga Sydneys oleks, ma sain aru, et Sydneys on veel Melbourne'is ja Perthis ka. Jah, selles mõttes, et me saame ju teha two city tour. Kuuled või, kui Harimati me võtame Harimati järgi, kui Harimati sai tehtud Austraalias, ta tegi ju. Tegid Comedy Estonia tüüpidega. Ja, aga ta tegi inglis keeles ju. Ei, ta tegi inglis keeles ka, aga nad tegid ju Comedy Estoniaga, läksid eestlastele tegema ka. Päriselt? Ja just käisid ju see Helesa ja Villem Trillem käisid eestlaste majas. Käisid. Palju neil tuli sinna 3 inimest või? Ei, neil oli full house. Palju on full house seal? Seda ma ei tea, 100 inimest või? Aussis me lihtsalt peaks kallima pileti tegema, siis me peame need nagu Taisse. Siis me peame Aussi saama ka. Me võime niimoodi teha, et me arvestame, et Tallinn-Tai otsa me plekime ise, sest me oleme nagu nii puhkusele, aga siis piletihind sõltub sellest, palju Taist Aussi on ja tagasi Tallinnasse. Ehk siis piletihind on mingi €1,000. Ei ole mingi $100, aga nad teenivad see $100, Aussi dollarit ja see on eurodes juba mingi €60 või. See Aussi dollar on teine kui euro, vaata. See on kallim. Ütleme nii, et sellest tuleb meil miinuslaks. aga samas me saaks Aussi minna. Seda küll, jah. Ja siis keegi ütles, et ta viiks meid, ta näiteks meile mingi kohti ka ja värki ja. Kuigi sa vist tead, sa elasid seal. No ma elasin seal 19-aastasena, kus mul ei olnud sentigi raha, nii et ainuke koht, mis ma nägin, oli mu töökoht ja koht. Aga ühesõnaga uurime, vaatame, palju, sõltub see, et mis koha me leiaks, palju huvilisi oleks ja siis palju see üür oleks. Alati sõltub sellest, et palju selle koha üür on ja kui suure koha me leiame. Teeme lihtsalt tänavatel. Eestlased tulevad kokku ja nagu tänavalaulik vaata, aga me oleme lihtsalt tänava jutustajad. Jah, et ühesõnaga vaatame seda Aussi plaani ka ja Coolbetis siis jutust Las Vegasesse, siis jõudsime Aussi välja. Me oleme nagu kokk saatehaad ikka ei suuda ühel selle teemal püsida. Et ühesõnaga vaatame seda Aussi teemat ka, et me kindlasti tahame tulla, aga Taisse, lähmegi siis Taisse, vaatame, et aasta lõpus. Aasta lõpus, aasta alguses. Me mõtlesimegi, vaata. Jaanuar on kõige parem, sest et siis on kõige rahulikum. No siis ongi, vaata, kõikidel esiteks on see, et detsembris kulutad kõik rahad ära, ehk siis nagu kõik seisab. Et nagu taas teeninduses on vähem rahvast, koostööd on vähem ja nagu asju, et selles mõttes, no tegelikult ma ei tea ka, et aga jaanuar on see tavaliselt see hea aeg, kus Aussi või sinna Taisse minna, sest et esiteks seal ilm on hea ja kuidagi Eestis on ka rahulikum. Toi, rääksid pehmeks. No vaatame, aga jah, tee mingi vaadake siis Coolbeti või noh, ühesõnaga erinevad loosid on käimas seal ja võtke osa. Aga kes ei taha nii kaugele minna, siis võib minna lihtsalt Hindreku tallu. Rabarestosse. Aga me lähme 3. tuled ikka, on ju?
3. mai. Jaa, Tuuli vist rääkis Ketteriga ka, et me vist olime nagu oodatud või ma ei tea, kõik kuulen, kõik lähed 3, aga ma olin mingi, ma ei tea, mis kell, kus, kas me võime tulla, kas seal on pilet, mis toimub, vaata. Et nagu ja pilet on 100 miljonit eurot. Okei, tavai. Pange Mallu arvele, I'm broke. Et Raba restosse saab minna, tegelikult saab Indreku tõus teha ka lihtsalt need Eesti veini koolitusi, mis ka tegelikult nüüd 3. tuleb see Eesti veini tee mingi avamine, mingi siuke teema. Et seal saab igast pulli teha, pidusid teha, suvepäevi saab teha, pulmasid saab teha, kõike saab teha, nii et minge tehke pulli seal. Ja me ei ole veel nagu seda paika panda, aga suvepäevad vist tuleb meil ka nüüd uuesti, et me pole lihtsalt sellega tegelema hakanud veel, aga... Me oleme tegelikult natuke sellega tegelema hakanud. Vist, et ütlesime, et me teeme, et see ongi meie tegel. No me oleme mäetud ükskord chatis, sina, mina ja Ketter arutasime asju. Okei, natuke ikkagi jah, et me seekord on ikkagi meil on ikka activities ja kava ja värki-särki, et olge valmis ja me ütleme kohe ära ka, et nende suvepäevadega te näete ise, mis nende Alexela piletitega toimub, me ei saa midagi teha, me oleme nii popular, et kui te kuulete, et need tulevad suvepäevade piletid müügis, te lihtsalt paraku peate nagu kohe kiirustama, et me ei... Võtta, seal on hästi vähe kohti lihtsalt. Seal on hästi vähe kohti jah, et majutusega on seal nagu selles suhtes, et me ei saa lõputult siin inimesi võtta. Aga me mõtlesime, et võib-olla teeme variandi, et kes tahab ilma majutuseta, et siis saab tulla päeval ikkagi meiega hängima, kes tööseks siis ei saa jääda või kellegi põrandale. Jah, aga seda me veel vaatame, nii et võib-olla näeme siis seal. Nii et Raba resto ja ühesõnaga meie läheme siis 3. ja vaatame, et ja Raba restos soovitab minna, ma tahaks nagu ise, sest et 3. ei ole Raba resto ju on lihtsalt see veini see. Ma ei tea ausalt öeldes. Okei, igatahes see Raba resto on fun, et me mõtlesime, et kui see 3. nüüd Raba restot ei ole, siis võiks minna Raba restosse ka nagu eraldi. Ja, lähme kindlalt jah. Nii, siis meil on Magda Beauty ja seekord meil on siis need Sisters Aroma, ma just tellisin juurde endale koju ka need kodulõhnastajad. Üks on sulle, üks on mulle. Oh jess, sest mina tahan ka. Ja mul on vaata, ma ehitasin oma vannitoa täpselt, ma rääkisin niimoodi, et vetsu tuleb selline kapp täpselt, et mulle mahub see lõhnastaja niimoodi sinna alla, et see on hästi niuke sisustuselement. Oi, kui ilus see on. Jaa. Issand. Lõhnab hästi. Mul on grape ja blackberry, ma ei saa seda katki. Mul ei tule välja. Ja. Ma lähen hüsteeriasse, sorry. No ühesõnaga, ma siit on seda lõhna tunda, ma ei tea, kui sa teed. Ma tunnen, aga ma tahaks seda nagu näidata inimestele. No tee sina siis lahti. Okei, ma rebin lahti selle, sorry, aga it has to be done. Et need Sisters Aroma. Nagu kivist on vaata see peal. Ja see on nagu lõhnaõli purk ka. Täiegilus. Ja siis tänasest kuni esmaspäevani Magda Beauty's emadepäeva raames ka kampaania, kus kogu pood on alates 29 eurost -15% ja kampaania raames on erinevaid pakkumisi ja kui te lähete ju Magda Beauty lehele, siis seal on ju meie see salajuttude lemmikud link ka või see, et vajutate peale, siis näete, mis on meie lemmiktooted. Ma just lasin sinna, kuna ma tellisin just mingit stuffi sealt, siis ma lasin need asjad, mis ma tellisin, lasin ka panna sinna lemmikut alla. Me peame laskma selle meeste lõhnaga panna. Sest ma käisin just Buduari saates ka Magda Beauty asju tutvustama, siis ma sain seal seda nuusutada ja see on nii hea lõhn. See on mega, ma alguses arvasin, et see on naistama. Ma ei saanud aru, aga see on nagu mõtlesin, et see on mingi uniseks, sest et see on, aga nüüd kui ma nuusutasin uuesti, sain aru, et see on meeste oma ja see on mega hea. See on meestekas ja see on nagu selles suhtes, et kui keegi otsib oma mehele kingitust, aga ei taha mingi hingehinda kulutada, siis see lõhn on minu meelest 20–25 minu meelest. Ja saab kosmeetikakotti visata, kui mees käib trennis ja ikka on need kosmeetikakotid, et siis ta saab jube hea lõhn, reaalselt mul on siuke tunne, tuleks jäädagi nuusutama. Ei, see on mega hea. Nii et igatahes emadepäeva nädalavahetus on ja Magda Beauty siis loosib kõikide e-poes ostu sooritamisel, kes on kasutanud siis sooduskoodi salajutud, siis hooaja lõpus välja 300 euro väärtuses kinkekoti, nii et tasub shopata ja kasutada sooduskoodi salajutud, sest et siis võib veel auhindu võita. Just, väga hea. Siis meil on nagu ikka ulakas kaunitar ja ulakas kaunitar, esiteks meil on need erinevad lelo tooted, mis meil aga seal on see kott ja võta see must välja. Ja see on üli funny, kui Ketter käis järgi selle ulaka kaunitari kotil, siis see müüja seletasin naljakalt selle, ma mõtlesin, mis sõbrannad tal on. Siis ta oli mingi, et seda saab siis äpi või mingi puldiga juhtida. Ja siis ta oli mingi, paned selle nagu sisse endale, no whatever. Nagu, et see perse ja see sisse, see kliitor. Oh my dear lord. See on nagu mingi triple penetration. Ja siis kuulake, siis ta oli mingi, et näiteks saate sõbrannaga need teha, et lähete näiteks välja, siis sul on see siis sõbranna teeb nalja, et kui sa lähed kuskil jooki tellima. Siis ma mingi, mis sõbrannad sul on, et te sellised nalju teete?
Minu aga küsimus on see, et kui mul see asi kõik oleks mulle sisse lükatud, ma kõnniks nagu mul oleks 2 puust jalga ja ma ei saa ju No ma ei tea, normaalselt oma elu elada. ma ei tea, igatahes ta võib-olla mõtles, et see pigem mitte mingi sõbrannadega, vaid äkki mehega teete. Mehega ikka, jah. Aga või siis ta ütles, et tüdrukut õhtul ka on funny või no ma ei tea, kui funny see on, aga et igas erinevad ulakatooted on ja seal on hästi palju erinevaid puldiga tooteid, seal on nii-öelda kaugelt juhitavaid ja Ma ei ole sellest Vive brändist kuulnudki isegi. ja on ka selliseid asju, mis saad endale nagu mingi püksi toppida ja siis ka mees saab näiteks puldiga juhtida, et siin on igast erinevaid. Sellega oli ju vist see teema ka, et see mees ei pea isegi samas ruumis olema, et see võib olla hea nagu neile, kellel on kaugsuhe ka, et saad äpi kaudu seda naisele natukene lusti ja see bränd on veel selline, et need tooted algavad 39 €, et need ei ole nagu kirve hinnaga, et ühesõnaga, et siis saate vaadata sealt ulakast kaunitarist. Päris äge, peaks endale ka tellima. Kuigi mul on üks sahtel on nii vibraatorid puu püsti täis, et mul ei ole no ühtegi vaba auku. Ei, ma usun ja mul on ka, ma mõtlesin, ma pean nüüd kolima hakkama kõik oma, mul on praegu 2 korterit, 2 korteri peale laiali jaotatud, aga nüüd ma olen ühte korterisse ja ma pean hakkama vaatama, et mis vibraatorid. Vaatame, mis südamelähedased need on. Kuigi no eks mul mahud need kõik ära ei ole, kui mingi sahtel, et mul on praegu ju, ma panen mõlemale voodi poolele panen ööga. Mõlemale poole paned vibraatorid. Ei, mul on, kui sa lased mul lõpetades, ma saan öelda, mis ma tahtsin, mõlemale poolele panen öökapid, aga mul ei ole ju praegu kaasast, ehk siis üks öökapp on vaba, et ma võin selle vibraatorit täis toppida. Aga minul ongi minu öökapp vibraatorid täis topitud. Ja mis Märteni poolel on siis? Pass ja mingi nätsud. Väga huvitav. Aga noh, igaüks samamoodi. Martin paneb omale pocketbussis ei ole midagi. Issand, kui haige. Kujuta ette, tõmbad mehe selle. No samas, miks mitte, kui naistel on, miks meestele võiks olla. Aga... No täpselt, aga see kõlab vist naljakamad, kui meil on mingi pocketbussid. Need igatahes sooduskood salajutud tellib või kehtib seal ulakas kaunitaris ka. Siis meil on nagu ikka Peninuki ja Peninukil on ju käimas mingi ekstra suur loos, kus nad loosivad rändpaari ja minust oli 2 inimesele äkki või, et see oli mitme 1000 € väärtuses, ma nägin ka jah, et see oli 5000, oota ma vaatangi kohe seda, ma läksin vale Peninuki rändpaar, neil on 2 Instagrami Nuki seda Instat on neil raske leida, kuidas nad niimoodi kuulsaks tahad saada, ma ei leia seda rändpaari seda. Mina leidsin Peninuki paar 5000 € eest paari teenust, tuleb olla lihtsalt Peninuki ja Peninuk paar sõber ja loosis on 2 korda 2500 € paari teenust, nii et minge võtke osa ja ma vaatan, et siin on tegelikult ainult 3000 või 1300 osalejat, nii et andke aga tuld. Peaks ise ka osalema. Ei täpselt, sul on ju saad pulmad tasuta siis äkki. Jumal tänatud, parem oleks. Aga jah, et Peninuki, noh nagu te teate, meil koostööpartner olnud juba nii pikalt, meil on džinnid, asjad, särgid, et kasutage sooduskoodi salajutud ja no neil on muid tooteid ka, nagu see näiteks see Raspberry džinn on üks mu lemmikud, et ma nüüd kolin, siis ma ütlesin, et ma tahan, et mul oleks kodus, et nad saatsid seda Raspberry džinni ka. Mulle saatsid ka päris palju jooke ja siis ma mõtlesin kohe, et ei tasu head kraami endal hoida. Ma käisin ju Tartus eile, käisime seal Kullassepa juures, üks Karl, hästi tore mees ja siis ma viisin talle pudeli meie Pomelo džinni ka. Nice. Et mõtlesin, et oli siuke ilus kingitus. Minu arust ma endale mõtlen ka, et miks ma nagu siin nüüd mõtlesin, ma tellin mitu kastitäit endale koju, et seda on nii hea viia kingituseks kuskile või nagu mingi koostööpartneritele, et see tõesti on hea džinn ja kõigile ja väga üldse meeldib. Kõigile kuulajatele, vaatajatele ka, et ostagi endale paar pudelit ja mõnikord lähed mõtte sõbrannale külla, kes sa tead, et on salajutude fänn, siis on hea kaasa võtta, kui keegi tuleb sulle külla, teete kokteile koos, värgid-särgid. Ma teen äkki sinna salajutude instasse ka story, et näidata, kuidas kõige paremini neid džinne nautida on, millise kokteilina teha, et siis te saate kogu aeg, panen sinna highlightsidesse üles, et siis te saate kogu aeg võtta, vaadata, et millega ma soovitan. Sa pead tegema jah, sest et kogu aeg mult küsitakse. Ja siis ma olen alati, et küsid ikkagi Kristinalt, sest Kristin oskab paremini kokteile teha. Ma teen nagu alati suht suvalt või nagu sina oled ju meil see baaridaam siin. No siis ma ikka vastan neile ja siis ma mõtlen, et ma jääks kogu aeg kõigile selle ühe samale küsimusele vastata, et teha siis lihtsalt see story ja siis on olemas see. Nii et Peninuki lehel siis kehtib sooduskood salajutud ja
minge vaadake siis seda loosimängu ka nende siis Instast sealt Rändpaari Instast. Jah. Siis on meil Go3 ja Go3-l siis kehtib sooduskood 50 salajutud ja annab -50% TV ja filmi paketile 2 kuuks. Nii et noh, te teate, et me kasutame ainult Go3, et meil muid asju üle ja tõesti just teile ka mõtlesin, mida vaadata ja siis ma vaatasin sinu neid saateid ja mitu episoodi järjest. Igatsesid mind või? Ja ma ootan nüüd seda viimast episoodis, kus ma närvar olin. Ma kardan seda veits, ma ootan. Ma ütlen, see ei olnud tegelikult seal saates nii hull. See Meil tundus endal vist päris oli- elus nii palju hullem Jaa, ja jah. see nagu pealt vaadates see ei tundunud nii Ja hull. see ongi, vaata, meil endalist nii pingelaes, see tunduski nagu super dramatic, Mhm. aga sellepärast ongi hea, kui kaamera on, sa pärast saad järgi vaadata, et võib-olla ei, sest et kui oleks kaamerat on, me olekski jäänud mõtlema, et oh my god, et see oli nii dramatic, aga nüüd, kui sa ütled, et see ei olnud, siis ma ei tea. No ma ei tea, sealt igatahes ei tundu. Võib-olla, Ah. võib-olla nad oleksid võinud äkki lõigata selle hullemini kokku, aga nad Ah. tegid väga head tööd selles Okay, suhtes. okay. Nii et igatahes see sooduskood salajutud ja 50 salajutud ja siis saab vaadata ja ka minu saade on ju seal olemas, kes tahab remenissida, aga ma ei tea, see on nii vana juba. Ja siis meie viimane, mis sobib meie kodujuttudega, mis täna käib, on Amaren Home ja igas kodus peavad olema siis ilusad veiniklaasid ja just sina tegid story üks päev, kus sul oli Märten vist tegi kohvi või teed ja sul oli mega ilus tass ja ma nii väga tahtsin ka seda, aga need olid otsas või noh, sina said viimased, nii et ma loodan, et kui Jaa. kunagi juurde tuleb, et siis ma saan. Seal on nii palju nagu reaalselt Grandpa on selle sarja nimi ja Mhm. need on siuksed värvilised taldrikud ja tassid, aga nendega on see asi, et vaata, ma pesen neid nagu üldse kõiki neid nõusid, see on nagu mingi vastsündinud last, vaata, ma nii kardan, et nad lähevad katki või midagi juhtub nendega, nii et aga tõesti, kellel on ka kodusisustamine käsil, siis nõusid ja tasse ja pokaale ja igasuguseid erinevaid saab. No ühe seti ilusaid pokaale tuleb kindlasti, peab igas kodus olema, kindlasti. et nagu on isegi need head pokaalid, et sa ei pea isegi külalistele pakkuma, vaid nendest võid ise ja külalistele annad mingid teised. Ja- Aga me saime nüüd ka sooduskoodi salajutud, mis annab siis tavahinnaga kauba pealt -10% ja siis noh, ütleme need, et mina veel tellisin pastataldrikud ja kausid ja mingid supiomad ja veiniklaase veel ja tavalisi klaase ka, et need on mul nüüd olemas, nüüd mul on käinud nugekahvleid vaja või noh, seal nugekahvleid ei ole, et see on lihtsalt need taldrikud ja mingi hetk, kui need tuleb juurde, siis ma tahaks neid teetasse või nagu neid papa. Vaase on ka seal ilusaid. Ja Aga nende pokaalide kohta, mis ma tahtsin ka veel öelda, et vaata, neid tehakse ühes tükis, vaata muidu on niimoodi, et jalg ja see ots tehakse nagu eraldi ja siis nad lähevad kergemini katki, aga need on kõik ühes tükis. Et peale selle, et nad näevad väga fancy'd ja crisp välja, siis nad on ka tegelikult üsna vastupidavad, et ei pea tegelikult nii hullult kartma, aga ma ikka kardan. nüüd igatahes sponsoritega nüüd see peal ja nüüd lähme kirjade juurde. Jah, Ja sellepärast me teemegi nüüd teeme hooaja pikemad, et on poolteist tundi on siis üks episood, lihtsalt sellepärast, et me saakski pool tundi oma jäppi ajada ja sponsoritest rääkida ja siis tund aega saate kirju kuulata. jah, sest et ma olen ka nii palju tagasisidet saanud, et täiega meeldib ja et nii tore on ja Tuuli ütles, et tal tavaliselt oli harjunud sellega, et käib oma selle ringil vaata ja siis kuulab nagu podcast'i ära, aga nüüd podcast muudkui jätkus, et ta pidi suure hädaga koristama hakkama, vaata, et natuke kuulad, vaata, siis on hea midagi teha, et niisama istu ja maha, muidu passiks telos või midagi. Paljud jah koristavad ja kuulavad, nii et nüüd saate pikemalt koristada, nii et jah, palju õnne. Hakake koristama, räpakollid. Aga lähme kirjade juurde. Aga lähme, alusta. Nii, meil on siis 3. episood. Sugar Mama suurim võit. Hei hoo, 6 aastat tagasi tutvusin Õllesummerilt tulles ühe sõpruskonnaga, kellega sai terve suvi koos segeldud. Seltskonnas oli ka üks noormees, kellega veetsime iga vaba hetke koos. Paari meist küll ei saanud kunagi, kõike muud kõlbas minuga ka teha küll. Novembris, kui olime napid kuud tuttavad olnud, otsustasin talle sünnipäevaks reisi kinkida. Mõeldud tehtud. Lennupiletid aga olid mu tollast palganumbrist arvesse võttes päris suur väljaminek. Seetõttu tuli majutuskohti valides olla väga loominguline. Aga kogu 2-nädalase baalil oleku ajaks said mingid magamisasemed ikkagi leitud. Olin üsna stressis, et kuidas niimoodi pooleldi rahatult seal reisil olla on, aga palgapäev oli tulemas alles keset reisi. Aga siis tuli seni suurim lotovõit. Olen siiani suht suur lotomängija. Võitsin Viking Lotoga 2500 eurot, mis sai kohe ära vormistatud. Mingi ime läbi oli raha ka paari päevaga mu kontol. Reisikaaslasele ma võidust ei rääkinud. Eestis olles ei hakanud majutusi ka upgrade ima. Lootsin parimat, sest baali pidigi olema ju nii odav. Esimesse majutusse, mis tegelikult oli ka kõige odavam, jõudsime taksoga kell 2 öösel. Sinna vist tee, mis oli täielikult mudane.
rohtu kasvanud ja kitsam kui jalgrada rabas. Sekka ka metsikud kanad ja lehmad, kes autoteelt teest tulla ei tahtnud. Mu reisikaaslane vingus terve tee sinna, seega tundus tulevat imelised 2 nädalat. Majutusest saime vastuse, et öösel check-in'i teha ei saa. Tulgume hommikul tagasi. Palusime siis taksojuhil viia end esimesse linna ja hotelli, kus oleks vaba tuba. Hotelli jõudes leidsin kiirelt wifi ja edasise reisirahu huvides canceldasin kõik varasemalt Eestis bookitud majutused. Tänu Viking Lotole puhkasime oma järele jäänud reisipäevad nagu kuningakassid väga ilusates ja erinäolistes hotellides. Bangalood mere ääres, villa džunglis, Infinity Pooliga 5-tärni hotell kesklinnas. Lihtsalt you name it, mida kõike Bali pakub. Ühesõnaga sai viperustega alanud reisist super seiklus. Tehke podcast elu lõpuni, please, siis kui Malju vangi läheb. #vanglajutud. Esiteks, miks mina pean alati vangi minema? Miks Kristine võiks vangi minna? Ma olen nii tubli tüdruk. I would never go to jail. Ei, mina olen pigem see, kes vangi läheks, sest ma nii loll. Ma ei tea mingi Lolluse eest ei panda vangi tegelikult. Pannakse, kui sa näiteks makse ei maksa, sest arvasid, et sa ei pea neid maksma. Ma mõtlesin, et sa nii loll, et hakkad mingi meth'i müüma. Ma ei teadnud, et ma ei tohi. Ma mõtlesin, et kokaiini ei tohi, aga sellest pole keegi rääkinud siin kõva häälega. Aga esiteks, ma saan, et sa kinkisid sünnipäevaks nagu reisi ja asjad on ja sa pukkisid ööbimised oma lotovõidu, et see mees siis nagu chillis suga kaasa. Aga ma saan aru, et praegu nad ei ole ilmselt koos, kui ta ütleb, et kunagi mingi teema. Ja et ta sind oma tüdruksõbraks ei teinud, siis tal lennupiletid, bookisid oma võidu eest mingi uhked hotellid ja siis ta lihtsalt keppis sind ja siis sa olid mingi happy to be there. Nagu sorry, aga ma ei charge sind, aga nagu see on asi, mida sa ei tee. Aga samas, tema sai väga toreda reisi, ma eeldan. Ta ei pidanud üksi olema seal reisil, ta sai, ma eeldan, keppi. Noh. Lihtsalt ongi nagu ta ütles sugar mama, et ta põhimõtteliselt nagu plekkis kinni, et samas nagu ma ei tea, nagu ühest küljest, kui sul raha nagu on, pohhu ju. Mehed teevad seda ju kogu aeg, nagu selles suhtes mingid rikkad mehed, et võtavad mingi tšiki kaasa. Miks siis naine ei või teha? See on seksistlik ju. Ma hakkasin kui ma praegu niimoodi mõtlen, siis tõesti. Aga võib-olla, kui ta ise tahtis selle kutiga midagi rohkemat ja lootis, et näe, ma mingi kingin selle sünnipäevaks. Siis on kurb, aga kui sa nagu, need mehed, kes võtavad naisi kaasa, ega nad ootad, need pruudiks hakkavad, nad lihtsalt tahavad nagu veits nussida ja siis nad juba lähevad oma eluga edasi, reis saab läbi ja ei mõtle enam. Samas, kas see nimelik reisi eest nussi anda? Miks oleneb kuhu viiakse. Sõltub jah, et nagu mind pole valile päris Hiiumaale mineku eest kätte ei annaks, aga paali on juba teised. Lähme Pärnu. Samas, kui Hedonisse viid, siis ma võin see kätte ka anda, vaata. Tõsi. Hedonisse, siis ma võin ikka nussi anda ka. Okei. Kallis on Hedonise. Ma tean, me oleme olnud Hedonis sinuga. Ja odavam on, nussi ikka ei saa. Odavam on Türki minna mingi juba selle rahast, kui Hedonis mingi 3 ööd olla. Aga ei cool. Türgi eest annaksid kätte või? Samas seda Türgi ei annaks. Türki ma ei viitsi minna. Oleneb, tegelikult seal on väga häid hotelle ka ju. Aga ma ei viitsi Türki minna. Rohkem aega ma ei paku. Kohe mingi ei puhtalt pisi. Ja Türki viitsi. Mul on ka praegu mul on ikkagi see, et see kaaslase leidmine, vaata ongi, et reisile või kuskil, et mul on see, et sa ütlesid, et ma olen ainuke, kes saab võtta su pulma kaasa, kes ei ole nagu mingi full suhtes, on ju. Aga mul on täiega see, et mul on see, ma räägin, ma ei oska rääkida enam, jaht kaaslasele, et ma mul ikkagi otsin praegu. Jaht ei mitte ma. See on nagu mitte otsing, vaid see on nagu konkreetselt robustne. Ei tegelikult, aga samas kõige näine, kus ma ei ole kellelegi isegi öelnud. Kõik, kes tahavad mulle tulla, mingid suvalised naised kirjutavad, mingi, et ma võin su kaasan olla, ma tantsin sinuga fun. Ma ei taha, ma ei ole mingi lesbian, nagu rahunega maha. Reaalselt meie Alexela Äftakal üks meie tuttav küsis mu käest, miks mina ei ole su pulma kutsutud? Siis ma ei mingi, aga sorry, aga we're not that close või nagu selles suhtes, et ma kuulsin sellest olukorrast. Siis ta oli mingi, aga kui palju ma maksma pean? Ma olin mingi, sa tahab tulla täiega. Sa ei saa piletit osta sinna. Aga mõtle, kui ma müüks piletiga, palju oleksid inimesed nõus maksma? Pane tonn. Davai, ma panen üks laud on piletiga. Ei, mul ei ole nii palju. Mul on 2 piletit, ma võin panna müügile tonn hinnaga. Kes tahab tulla, kirjutage mulle. Hit me up. Mul on jah, we can make it happen. Nagu mul on üks inimene juba välja mõeldud, kellega ma tulen, aga ma lihtsalt olen talle öelnud, et ma tahaks temaga minna. Kes? Vaata, ma rääkisin see. See noor või? Jah. Sest ta on nagu, ma mõtlesin, et ta on fun.
ta on pikem minust, tema piltidel läks ilus. Ja see on põhiline, ma tõesti ei taha, et mingi ebaart nurgas on, ei, tal on hea süda, don't care. Ja ei, ta on piltidel ilus. Ja temaga oleks fun, mul on temaga hästi fun alati, et selles mõttes, et ta ei ole mu mingi boyfriend material isegi lähedane, aga lihtsalt mul on temaga fun alati. Ma mõtlesin, et tegelikult temaga oleks fun tulla, ilus piltidel ja... Aga sa võid ikkagi jahtida, nagu selles suhtes ju, jaht võib veel käia, praegu on alles ju aprill. Jah, et mul on 2 kuud aega. Et jah, vaatame ühesõnaga jah, et selles mõttes, et siis me olen ka nagu see sugar mama, vaata, tuleme ka Mallu pulma. Jah, muidu pilet oleks tonn, sa saad tasuta. Nii et ma maksin su pilet ära. Mõelge nüüd, et kui mina ütlen, et 2 piletit panen tonniga müüki, siis Kristinal on basically üks see tonnine pilet tasuta üle praegu. Nii et ma ei tea, kätte peab ka andma Kristinale selle. No väike mussi õhtu lõpus vaatast, et põsemops. Pulmad on nii romantiline vaata, et see on niuke cute vibes, et seepärast ma mõtlesingi, et ma ei tahaks nagu üksi tulla, sest ma räägin, ma ei eelmine aasta pulmas üksi ja see on nii depressing, kuigi mul on vaata see aasta mul on nagu nii palju endas sõpru ja tuttavaid ka, aga lihtsalt ikkagi nagu something vaata, et tore ikka vaata, et saame pitsi teha ja sülti süüa ja äkki siis ta vaatab, et nii romantiline keskkond armub ära minust. Minu pulmas. Ei, kätt ei tohi palud, see on nii ebaviisakas kellegi teise pulmas kätt paluda. Tead, minu jaoks näiteks ei oleks nagu... Okei, ma ütlen talle, et ta võib siis... Päriselt nagu, et ma saan aru, miks mõndadele võib-olla ei meeldiks, et umbes share'ime minu õhtut on. Aga kui sa ei tee seda samal ajal, kui mul actual nagu wedding on, et no, et mingi me oleme altari ees, siis keegi heidab põlv, et see oleks nagu imelik. Aga nagu pulmapeo ajal, kui inimesed löövad tantsu või midagi, miks mitte? Minu meelest see oleks väga romantiline. Ma ütlen talle, et sind ei häiriks see, kui ta mu kätt paluks. Ta on mingi what the shit. Ta on mingi millest sa räägid, Kristjan, palun võtta kokku ennast. Ega mind häiriks jah. Nii et kui keegi on veel minu pulma tulemas, siis... Aga ma hakkasin mõtlema, et nagu see tüüp on mida rääkida veits temast. Nagu selles mõttes, kui ma talle isegi pakuks, siis ta ei arva, nagu ta juba teab, kui psühh ma olen ja ta suhtleb muga edasi. Sest aastavahetusel ma olin nii purjus ja ma helistasin talle 30 korda. Sest ma ei saa, ma olin nii purjus. Kristina. Oota, kas sa nagu rääkisid temaga 30 korda või sa lihtsalt tampisid peale nagu hullumeelne? Vahet ole ju. On küll vahet. Üks variant on see, et teil oli väga palju rääkida. Meil oli väga palju, ei, see oligi see, kind of see, et ma aastavahetusel, Sten vist rääkis seda vestusõhtul vaata, et ma olin super drunk ja ma kettisin seal. Ja siis ma nagu, kui ma ära kettisin, siis ma nägin, et seal maja pärast seal nagu foonategi maja ees. Ja siis ma olin mingi aja, et sa võid minukale tulla, aga nagu mingi bla ja siis ühesõnaga, ma ei tea, et see lappes. Seal on ikka välja, mul ikka lisab. See oli nii unnecessary jutt, ma ei tea, miks ma isegi rääkida. Aga rääkides sellest sültisöömises, siis mul käisid just Eerik ja Kristel käisid külas, et me rääkisime vaata sellest, et mida nagu lauale panna ja värki. Ja ma arvan, et ütleme nii, et toidust puudu ei tule. Sülti saab või? Sülti saab, kartulisalatit saab, ma tahan heeringat ja kartulit. Ma tahan nagu, et mul oleks laudade peal hästi palju snäkke, vaata, et kohe kui sa maha istud, sa saad snäkkida ja siis tulevad need 3 käiku veel nagu eraldi. Et ma tahan, et mul oleks lõhes ceviche, vaata tiigripiimaga, siis pearoaks ma tahan lammast ja siis ma tahan, kuna see on minu pulm ja see peab olema nii, nagu mina tahan, siis mul tuleb eelroog, pearoog, eelroog. Sest et magustoit on ju tort selles suhtes, et mis mul ei ole mingit... Ja mis eelroog on siis? Ma seda veel ei tea, mis see 3. eelroog. No ma räägin, see 1000-eurone pilet on seda väärt praegu. Ma kui juba toitu kuuled. Siis seal vist pidi Austribaar tulema. Austribaar tuleb loomulikult. Siis on baar on nagu avatud. Südaöösel tuleb Midnight Snack ja... Kas ta food truck või? Food truckid, jah. No ma räägin, et see on juba seda tonni. Ja me tahame niimoodi teha. Muuseas, sinu jutu peale tuligi see mõte, et vaata sinna mõisa ette tellida telgid niimoodi, et kui see food truck tuleb, et sa võid nagu seal telgi ja alas hängid, vaata inimesed tahavad äkki suitsuda ja midagi, aga vesipiibud ja värgid, et sa saad see shisha või? Jaa, sa rääkisid, vaata shisha laudades. Aga see oleks ju äge, vaata. Ja kõik oleks niimoodi, et nagu royalilt kaetud ja siuke nagu äge, vaata. No ma arvan, et nüüd ma arvan, ma saan sinna pulma kaasa, kui see nii kuradi fancy süüa for days. Kas ma tean, mis ma teen? Ma tulen seal, no nagu nii me tuleme ju varem, et kottide asjadega, ma võtan mingi Tupperware'i kaasa, ma lasen toitu kaasa pakkida endale ka veel. Aga sa peadki võtma, sest tegelikult vaata pulmade salati jääb ju toitu üle. Ja nagu jah, ma võin seda koju viia, aga palju ma seda endale
viin selles suhtes. Ma mõtlen just, et ma pigem tahan, et toitu jääks üle, Jah. kui et puudu jääks, et mitte keegi on nälga Ei, nagu saata. see ongi, et kuna sul on nii-öelda kind of Tallinnas on pulm, siis järgmine päev peakski olema see, et nagu jääkide söömine ja muljetamine. Jah, sest et me just arutasime ka, et hommikusööki nad ei paku, sest et nad tahavad Aga ka... te jääte või te olete koju ikka ära? No meil on nagu see sviit küll võetud, et selles suhtes ma arvan, et vaatame nagu jooksvalt, et me võime minna, võime ka mitte minna, et see sviit on meil nagu nii olemas. Okei. Et vaatame siis. Samas see oleks fun, oota, seal on veel tube ju, saab need. Seal on 12 kohta. Äkki peaks ka toa võtma jääks ööseks ja siis hommikul saaks hängida seal veel ju. Ma alati sa tead, ma olen see teise päeva inimene täiega. Muuseas, Krislin rääkis, et nemad rentisid korteri 7 minutit jalutada sealt, et nagu hästi lähedal vaata, sest et seal mõisas ei ole väga palju tube ja ma arvan, et need toad on nagu vajalikud, vaata mingi Märteni vanemad tulevad Pärnust, Märteni õde tuleb Norrast, Märteni teine õde tuleb oma abigaasa USA-st on ja, et noh. No ma olen Tallinnas, et ma saan taksoga koju minna. Sa teoreetiliselt saad taksoga koju minna, aga ma ei tea muidugi, ma peangi tegelikult hakkama arutama seda värki, et ma ei ole selle pulmaasjaga nagu reaalselt tegelikult üldse tegelenud, et praegu oligi see esimene asi, et rääkisime nendest toitudest ja siis abielusõrmused, tellisime ära ja õhtukava veel ja kõik asjad ju. See on rohkem, ma arvan, see õhtujuht ise pakub, et mul ei ole ka nii palju mõtte, ma ei ole nii palju pulmades käinud, et ma tahaks kindlasti mingeid mänge. Ma tean, et osad vihkavad neid pulmamänge, aga mulle küll täitsa meeldivad, et midagi lõbusat, mingi pulli võib ikka teha ju natukene. Ei, kindlasti, issand kui äge. Ei, see on väga fun. Ma räägin, et su pulm on äge, et ma arvan, et mul ei ole väga raske sinna kaasest leida. Lihtsalt ongi nagu see, et kui ma nüüd tulen kellegiga, siis ainuke, mis ma põen, ongi see, et siis on kohe juba järgmine päev kroonikas, kellega Kristina käis nagu Malju pulmas on ju. Et siis see ei ole nagu nii tiip. Aga siis ütleme, et Kristina tuli sugulasega. Jah, see on mu sugulane. Miks mitte? Või kellegagi, kes Kristina lihtsalt 1000 euri maksis, mis teie asi on? Ja, et see on, et maksis sa võtsid vahelt, vaata? Ei, ma nagu see ongi kõnus, et ta maksab mulle 1000 euri, et muga tulla üritusele, et kumb siis see prost on meist. Kas see, kes maksab raha või see, kes saab raha? See, kes saab raha. Sina oled prost. Ma olen pulmas. Aga sa oled mu pretty woman. 1000 euri lihtsalt, easy money. No ma annaks sulle ikka 20%, sest et 2 sotti või? Jah. Mida siis? Mina pean nüüd õhtu läbi kuradi hostima seda. Mopsutama. Jah. Hostes võtame hostest. Aga 2 sotti annaks selle cover tasu sulle ka. Ma olen aus inimene, ma ei hakka siin niimoodi juutima. Ei, seda sa ei teeks kindlasti juutima sina hakkaks. Ei hakka. Aga lähme siis järgmise kirja. Me oleme oma asja räägida. Meil on tõesti täna. Aga see on meie podcast. Me võime ainult endast ka rääkida. Tehke, mis tahad. Me ei pea ühtegi kirja lugema, kui ei taha. Paneme nimeks, mis oli see naiste aitamine? Naiste abi. Naiste abi. See on nagu mingi Vismar või mingi siuke... Me räägime siis Kasia Shakti Shomatailo uuest. Sa tead ta perekonna nime või? Ja see on mul meeles, sest et kui ta pani see nimeks Kasia Shakti Shomatailo, siis minu ütlesin, et see, nagu ma ju raadios rääkisin, et see on nii African Princess nimi, et ma arvasin, et mina olen ainuke Eesti African Princess, aga tuleb välja, et meil on üks veel. Ja siis tal olid siis ta oli ennast juba mingi 5 tooni tumedamaks töödanud ja siis need patsid ka pandis, ma olin mingi, et okei, African Queen siin lambist on ja. Don't be jealous. On jealous. Aga jah, et selles mõttes, et naiste abi podcast on tulemas. Hästi lahe on see, et kui ta nüüd teeks midagi hästi... Oota, ma pean seda voice'i saatma. Ma kirjutasin täna Kristina. Lasen Kristina voice'i, see on päris naljakas. Ma nägin seda, keegi saatis mulle, et tuleb naiste abi podcast ja ütlesin Kristinale, saatsin selle pildi, ütlesin, uus lahe podcast tuleb, can't wait. Nii lahe. Ta võiks seal veel kirju ette lugeda, see oleks hästi nagu niuke uudne, niuke fun podcasti kontseptsioon. Ta võiks aidata naisi. Ta võiks olla niimoodi nagu enamus, kes hakkavad kirju lugema. Tead, mul tuli üks... Eriti huvitav mõte. Me ei ole ju teinud seda, mille eest me tänulikud oleme. Ei, nädala kõrghetk ja madal hetk. Kõrghetk ja madal hetk, aga me oleme käinud endast rääkinud terve see aga teeme ikka. Nii, mis oli sinu nädala kõrghetk ja madal hetk? Ehk siis võtame eelmise... Ütleme nagu see nädal, mis oli eelnädal kuni praegu. Ma vaatan oma kalendrit. Ma vaatan endal ka. Mis ma tegin üldse? Ma arvan, et mul oli kõrghetk ma käisin operatsioonil. Jaa, käisid. Ma käisin salajasel väiksel nippetsakil, te isegi tea ja ma rohkem sest räägi ka. Tegelikult subscriberitele rääkisin Instas, aga operatsioon oli vist kõrghetk, kui äge, vaata, siis ma lõpuks sain seal ära käidud, et ma tahtsin sinu pulmas ju hot välja näha ja madal hetk oli
ma käisin käisin seal arsti juures, vaata. Emakakaelavähi seal mingi asjal, vaata. Ma käisin proove, nad pididki mulle see nädal helistama teada andma, sest nad ütlesid, et mul vist on mingi vähieelne seisund or something, aga nad saad välja lõigata, kui midagi lappes on. Et see on ju, oli vist ikka madal, et sa ikka vaata mõtled, et kui nagu mingi arsti juures käid ja testi annad, et see mingi, et nagu, et kas kõik on korras, et emaga nad die on nagu vaja ühesõnaga, aga muidu on tegelikult chill olnud. Aga ei, selles suhtes, if you die, mul on vähemalt su need PIN-koodid, kõik asjad. Ja ma teen just elukindlustuse ka, vaata, et kui ma nüüd selle pangalaenu võtsin, et siis, et kui ma peaks ära surema, et siis oleks nagu covered ilusti, et ma saan siis raha. Kelani saab, aga okei, you crazy bitch, hakka kõneli. Saad sa aru, ma hakkasin vaatama oma kalendrit, mõtlesin, mis ma tegin eelmine nädal, mis mu kõrge hetk võiks olla. Ma kolisin eelmine nädal ja mai ja ma kolisingi 17. või 16. ja 16 ma vist ööbisin esimest korda. Midagi sellist. Nii et jah, minu oli see kõrge hetk ja mis mu madal hetk oli. See elektriku teema ajas mind närvi. Siim ajas ka mind veel ühe korra närvi. No see töömees, vaata. Siim, ja ma mingi, mitte sinu Siim. Ja sellega oled rääkinud selle. Aga töömees Siim. See töömees Siim ajas närvi, aga muud, jah. Okei, jah. Aga chill, võtame siis järgmise kirja, ja? Jah, ma unustasin juba ära. Ma nii palju... Ma ainult ühe kirja lugenud meeldib selle. Meeldib nii väga jäppida. Ei, meil on, aga järgmine podcast on jälle see, et me oleme nüüd ära jäppinud praegu, et see rohkem kirju, ja? Ja, ei ole midagi. Aga mis nad teha saavad? Ära kuulata ja ära kannatada, ei ole midagi. Kannatada meid. Ise oleme kõik kuulatum podcast, aga oi, kus nad kannatavad. Okei, kemmergu seiklus. Panen kirja oma loo, kuna see ajab mind seni kohutavalt naerma. Käisime sõbrannaga väljas ühes alustavas baaris ning olime sinna minnes juba parajalt napsused. Kuna naised on joogisena harjunud koos vetsus käimas, siis mul ikka väga vedas tookord, et sõbranna minuga end ühte kitsesse välikäimlasse kaasa surus, kuna suutsin potile istudes tagataskust oma telefoni sinna sügavasse auku kukutada. Kujutage ette mu ehmatust ja näha ilmet, kui ma seda sulpsu kuulsin. Täielik paanikamoment, aga samas kohutavad naerukrambid. Palusin sõbrannal endale helistada ja kuulsin sealt põhjast telefoni värinat. No tore. Mis seal ikka, tõmbasin enda ülakeha riietest paljaks ja palusin sõbrannal oma juukseid hoida ning sukeldusin pea ees sinna auku sisse. Mainin ära, et mul on peaaegu tagumikuni juuksed ja kuna olen pikka kasvu, on mul ka pikad käed. Seal sees olles oli mu sõbrannal käes veel väike ots mu patsitutist ja olin püksi ääreni seal jalgu siputades sees. Ehk siis kujutage ette ka, kui sügav see värk on. Mul vedas sellega, et käimlat oli paar päeva enne tühjendatud ja nii, kui mu käsi sinna vette sisenes, oli õnneks telefon käes. Aga seda öökimist ja kõva naeru. Ma pidavat seal baaris nüüd legend olema. Vetsust väljudes mõtlesin, et ei räägi seda lugu mitte kellelegi, kuna ma ei tea mitte kedagi, kes oleks nii valmis sinna auku ennast vabatahtlikult sisse viskama, nagu mina seda tegin. Mul on nii palju küsimusi. Esiteks küsimus on see, miks sa lähed sõbrannaga välikäimlasse? Ma saan aru, et tavavetsu veel, et okei, lähme koos välikäimlasse. Need on nii nästid nagu mingi... Ma lihtsalt ruttu ja, sisse välja. Hoiad hinge enam-vähem kinni, vahid seal kõrval. Teiseks, ma oleks uue telefoni ostnud. Ma oleks nagu... ka järekasse kas ei 10 aastaks, aga ma ei paneks, never. Ma ei taha edasi minna siit kirjast juba, ma panen kitti kohe. See on nii hästi, aga happy for you, et sa oma telefoni kätte said ja ma jätan su nime meelde, et kui mul juhtub selline olukord, ma helistan sulle. Tõmbad kõne peale kohe. Kohe. Unenägu, mis meid lahku ajas. Mina räägin oma loo, kuidas unenägu mind ja mu meest lahku ajas. Nimelt olin ma oma mehega koos olnud 2 aastat. Ühel nädalavahetusel läks ta peole, kuhu mina ei saanud minna, kuna pidin tööl olema järgmisel päeval. Kui mees koju jõudis peolt järgmisel hommikul, siis ta käitus väga imelikult. Hoidis minust eemale ja ei tahtnud minuga isegi kallistada ega musitada. Kuna minu sisetunne ütles kohe, et midagi on valesti. Kuna ma ei tahtnud kohe suruma hakata teda, et räägi, mis siis toimus seal peol, siis mõtlesin ta telefoni salaja läbi vaadata, et äkki leian sealt midagi. Kuid ma ei leidnud sealt midagi, mis oleks mul kahtlusi tekitanud. Üritasin ennast maha rahustada, et äkki lihtsalt mehel pohmakas ja sellepärast käitub imelikult. Samal õhtul, kui magama läksime, siis nägin unes, et mees pettis mind oma eksiga. Nägin seda unenägu nii detailselt, et ärkasin
selle peale lausa ülesse ning olin endast väljas. Hommikul rääkisin sellest mehele ning tema lihtsalt muigas ütles, et see oli kõigest uni ja sellist asja pole päriselt olnud. Mind jäi see uni nii pikalt painama, et lõpuks läksimegi lahku, kuna ma ei suutnud temaga enam koos olla. Tundsin, et seal on midagi enamat, mida mulle ei räägita. Paar kuud hiljem, kui olime lahus olnud, siis nägin Instas, kuidas mu eksmees on selle sama eksiga koos. Hiljem muidugi kuulsin ühistelt sõpradelt, et mu eksmees oligi seal peol enda eksiga flirtinud ning amelenud, nii et naised usaldage enda sisetunnet ja ärge usaldage enda mehi pimesi. Teile kõike head ja jätkake ikka podcastiga, sest olete parimad. No ma ütlen ausalt, et see on nii haige, aga nagu see on see intuitsioon või nagu, aga samas ma nägin täna öösel unes, et üks influencer hüppas minu kodu, noh ma ei tea, ma elasin siis kuskil kõrgel, hüppas peakat rõdukalt ja tappis ära. Kes see? See, keda ma ei salli. See musta peaga Saikar. See. Ja, et ta tappis. Ja saad aru, siis mul oli nii kahju, ma olin nagu nii kurb. Aga samas, kui ma üles ärkasin, ma mingi fuck that bitch. aga nali, ma ei tahaks seda ennast ära tappa. Aga see oli nii nagu, ma nägin see hetke, kus ta tuli minu juurde ja lihtsalt hüppas, sest et mina ütlesin, et ma mingi salli sind ja siis ta oli mingi et nagu ma siis tapan ennast ära ja siis tappiski. Ja see oli nii kõlab nagu mina. ja siis ma olingi mingi oh my god, et okei, pea päris kõigiga beefima vist kogu aeg, aga no ma ei otseselt ei beefigi temaga, aga lihtsalt nii haige unenägu oli. Ja siis ma nägin pärast veel mingi, keegi tappis veel ennast ära, ma ei tea, mul oli täna väga haiged unenäod. Et see unenägude teema on ikka päris crazy ja muidu ma olen täpselt see, et sa tead, et minu personal hell on see, kui keegi räägib oma unenäost. See on sinu personal hell, ma tean. Aga selle kirja alt ma alguses mõtlesin, vaata, kui ta ütles, et läksime selle pärast lahku, siis ma mõtlesin, et okei, you fucking crazy, et kes läheb mingi unenäo pärast lahku, aga no mõtle, kui pärast tuligi välja, et oli petnud. Ma kujutan ette, kui närvi see võib ajada, et see nagu tunned, nagu mõtled, et kurat, midagi on kahtlast ja siis teine mingi, oh my god, you're crazy. Muigas ka veel. Kuidas türa muigad? Irvitad hambad välja reis. Meil on täna mingi muud, I don't know. Aga et jah, et fuck men ja tead, kas ma ütlesin seda eelmises podcastis, aga ma nägin üht head videot TikTokis. Keegi ütles, et mehi ei tasu usaldada. Meestega tuleb aega nautida, aga ära usalda neid. Ja ma olin mingi tõesti, et nagu meestega tuleb aega veeta, kui sul on lõbus, naudi, aga don't trust them. Usaldama. Sina jah. Tead, ma kuulasime täna teel Tartust Tallinna, kuulasime taskusõbrannasid. See on su lemmiktegevus. See on mulle, muuseas, ausalt, mul ju, vaata, kui oli see Spotify Wrapped, on ju, mul olid nad number 1. Ma ükskord ütlesin Maljule, et ta pani jälle taskusõbrannad, on ju. Ma ütlesin ka, et kui sa seda kinni kohe pane, ma teen autoga niimoodi. Kraavi. Aga Märten kuulab minuga nii, ja sest, et ta peab. See on fine. Ja ühesõnaga, seal oli episood, mis rääkis skämmeritest, mis ma võtsin selle idee, võiks ka rotti lasta, sest et seal olid, neil ei ole nii huvitavad kirjad, I'm so sorry, nagu meile tulevad need koorekiht ja siis mingid riismed lähevad sinna kahjuks, sest nad vahepeal loed nii igavaid kirju ette, et ma ei viitsiks läbigi lugeda neid, aga okei, I digress. Ühesõnaga, seal rääkis skämmeritest ja siis ühesõnaga, mingi tüüp oli mingi naise pangakaarti tühjaks teinud, on ju. Ja siis Märten oli mingi, issand jumal, et ma ei saa aru, kuidas see võimalik on, et kellegi üldse ligipääs on teise inimese nagu kontole vaata, et nagu teha üldse tühjaks. Ma mingi, miks sa nii surprised oled? Minu pangakaart ja mu firma pangakaart vedeleb kogu aeg köögisahtlis. Sa võiksid 200 korda mu paljaks juba teha olnud. Võib-olla ta ütleski nagu nii sellepärast, et ta plaanib seda teha. Ja et ta mingi, kes see teeks nii. Ja siis, kui sul kontod on tühjad, siis Märten ütles, et ta ju ei teeks nii, et see peab keegi teine. Ja. Aga ei, kuidas Märten nii surprise saab olla, kui see oli literally ta job, ta oli skämmer ju. Ma ei tea, ta oli, ei no, aga ta ei skämminud ju nagu selles suhtes enda elukaaslast. Teisi inimesi, aga ikkagi ta skämmid, et nagu, et võib-olla ta on nii oma uues eras, et ta unustas ära, et ta oli full skämmer, et ta nagu, oh my god, kes skämmib? Who would do that? I would never do that. I did that, aga I would never do that. Selles suhtes ma mõtlen, et ta mõtles, et I would never do that, et kujuta, et ta oled kellega koos ja oled mingi, ma armastan sind ja siis järgmine teed tühjaks inimesed, see oleks nagu nii suur solvang, röövis mingi vana mutti juba või midagi. Ei, aga nagu see ongi ju see,
et ta unustab vist ära, et on nagu erinevaid skämmereid, et ongi need, kes nagu nende eesmärk ongi, et tegelikult tema ei armasta sind, sina oled target nagu mõndadel on vana inimene target, mõndadel on siis leiab mingi naise, kellel on palju raha target või mehe, kellel on palju raha või siis ongi, et mingid lollikesed, ullikesed on ju, et kellelt saaks lihtsalt raha, et nagu minu jaoks oleks the worst, kui nagu keegi, et ma jään oma armastusest ka veel ilma, mitte ainult rahast. Rahastusest saakski savi, et armastus pigem on. Jah, rahast ei ole tegelikult. Tegelikult muidugi ei ole savi, aga sina oled see vaata, sinu on ülihea olla see lollike, ullike. Vaimse puudega. Armastus on ju, tahad armastust. No nüüd see on olemas, aga et sa oleks olnud Märtenil väga hea, sellepärast inimesed olidki nagu hästi skeptilised, nad mõtlesid, sa oled nii hea target. Kõik tahavad mind tegelikult skämmida, aga nad olid pettunud, et Märten ette jõudis. Ei, nad ei mõelnud, et Märten ette, sest nad mõtlesid, kui Märten tahaks sind võtta targeti, siis sa oled nii hea target. Jaa, aga kõik saaksid mind skämmida, ikka veel ju. Aga sa ei armasta ju, sa armu kõiki. Ei, aga ma usaldan ikka kõiki. Ja siis, kui ma kanti sulle podcasti raha, siis mõtlesid, et see on vestlusetu raha, sa mingi, et see on ainult see, et ma olen mingi, et issand, kuidas see üldse, aga noh, sul ongi hea, et mina hoian nagu näppu. Mul on isegi notes tehtud, et palju Malju peab raha saama, et mul nagu sentidega kirja pandud. Mul ei ole sükest notesi. Aga ma usun, et sul on nii, et it works out. Mul on iga asja peale notes. Sa peaksid mu notesi nägema, need on notes. Ma tahaks. Kuule, kui sulle nii väga meeldib igast notesi teha, kas sa ei taha mu pulma laua plaani valmis teha või? Kusjuures ma nägin vlogis seda, see on mingi, ma ei viitsi teha, ma olin mingi, oh my god, see on the best. Saada mulle list, kes tulevad ja ma teen. Ma tean, et mul on vaja panna sind, Stennut ja Ketterit ühte lauda. Sest vaata, muidu oleks niimoodi, et nagu need, kes on nii-öelda tööd tegemas seal on ja need oleks kuskil eraldi mingi tagaroomusel. Sa panid töötajad. Kuule, see on ka hea variant. That's teenindaja. Äkki tood sinna mingi teenindajad ja mingi, ma ei tea, põllumehed ka sinna lauda, on ju? Sa võid ainult tagauksest siis. Miks mul põllumeeste? Jaa, tagauksest. Sorry, master. Can I come in? Ei, sina kasutad see õue vetsu. You black piece of shit. Mis on viga? Ma nägin lihtsalt, siin oli Black History Month vahepeal, siis isegi nagu ei saatu mulle lilli, mitte midagi. Keegi saatis sulle lilli või? Jah, need, kes ei ole racist. Ütle mulle üks inimene. Mina ise saatsin endale. Black Awareness Monthist. Black History Month oli, mitte awareness. Mis awareness month? History Month. I'm aware of Black History Month. Ei, aga ma võin teha seal lauast, mulle hullult meeldib teha neid, sa pead mulle saatma listi ja mitu inimest ühte lauda mahub. Ja, no tegelikult see ongi niimoodi, et lauad on nagu 10 ja aga lihtsalt mul ongi vaata see, et kuna lapsed tulevad ka, meie lapsed on ju, aga nad ei jää nii kauaks. Aga neid ongi ju 8. Aga vaata, point on selles, me ei saa neid lapsi panna kõik nagu selles suhtes ühte lauda, et Hugo ju, ta ei saa 3 aastane. No ma juba teaks, ma paneks sinu lapsed su ema ja asjadega ja siis su Märteni lapsed Märteni last. Ja, täpselt niimoodi. Et siis keegi saab aidata neid, muidu see mingi... No aga saada mulle nimekiri, kes tulevad ja siis sa võid nagu... Ma küsisin ChatGPT-lt ja ta lihtsalt võttis mu nimekirja ja tegi 10 jupid. Ja, et tee mulle ja siis võid mulle, ma Märteni õe nime ei tea, et sa võid mulle panna, et nagu nimi ja siis, kui see on mingi Märteni õde või sugulane või tädi, et siis ma lihtsalt tean, aga ma võin selle vabalt ära teha, see on I live for that shit, nagu alloo, notes queen, alloo, uus note ma. Super, lõpetame podcasti. Et tead, saada mulle nimekiri ja teeme ära, saada kohe. Väga hea, üks mure mul vähem, sest ma mõtlesin, et ma ei viitsi tegeleda selle. Ja pealegist, kui kellegil on probleeme, vaata, siis ma saan öelda. Kristina tegi. Ja mina ei ole su maid of honor, aga ma olen ikka su pruutneitsi või maid of honor on peapruutneits. Ma lihtsalt pruutneits ikka ju, et ma peangi sind aitama pulmaga. Aga mina tahan, aga point ongi sellest, kui meid on 10 tükki, siis ma tahan olla sinuga ühes lauas, ma tahan olla Andraga ühes lauas, ma tahan olla Tuuliga ühes lauas. Teile tule eraldi lauda? Ma ei taha eraldi lauas olla. Ma ei ole kunagi sellest aru saanud, miks pruut ja peigmees eraldi lauas, sest sa lihtsalt istud seal 2. Mida ma räägin selle Märteniga terve õhtu? Aga selles mõttes ma mõtlen, et aga tegelikult ju sa teedki seda, et ma ei tea, saab rohkem laudu teha, ma sõbranna tegi rohkem lauda, aga 8 inimest on tegelikult ainult ühes lauas ja 2 kohta on vaba, et te saate käia istuda, igas lauas on teile kohad olemas. Või enamus on, ma mõtlesin,
ma ei ütle ka vahele. Ühesõnaga ma mõtlesin korra seda, et võete 2 kohta, saate käia istumas. Meil ei ole nii palju ruumi seal. Okay, meil on vaja ikkagi selles suhtes, vaata, kuna ma tahan, et bänd tuleks sinna samma ruumi, kus meil on lauad, on ju, kus me sööme. Siis teil tõmbab. Mul on vaja jah, väiksema, vähem laudu, mida vähem laudu, seda parem, et oleks nagu ruumi ka seal vaata. Mulle meeldib, me teeme seda podcasti ajast, aga no nüüd te teate, et aga jaa, ma teen selle ära ja aga sa ühesõnaga tahad me kõigiga ühes lauas olla. No selles mõttes ma saan aru, aga samas sa saad seda ka mõelda, et sa peadki nagu nii käima kõikides laudades chillimas, ehk siis nagu, et kui ei saa kõigiga ühes lauas olla. Ma teen sulle hea plaani ja me saame alati muuta teha. Okei, väga hea, davai. Mõtlen siis järgmine kiri. Järgmine kiri. Ma ei tea, mis eelmine kiri oli isegi, aga unenägu, mis ajas lahku, nii et aga jõudsime mollupulmateni. Ma ei tea, meil on nii kaootiline. Ma olen nii ammu näinud. Ja, et siis nagu see, mis me võiks omavahel rääkida, me räägime podcastist. Aga miks inimesed, ma arvan, et neid huvitab ja kui huvitab, kindlasti. Nii, kuidas ma võõra kassi matuseid pidasin? Hei naised, juhtus mõned aastad tagasi nii, et kolisime uute rajooni mehega ja et oleks veel kodusem, võtsime kassi. Ilus, suur, musta värvi. Natuke hiljem tuli välja, et naabritel on hästi sarnane must kass. Ühel õhtul avastasin, et pole terve päev meie kassi näinud. Hea küll, ennegi olnud õhtuni ära. Järgmine päev tee ääres näen, kass on autoga alla aetud. Jooksin kassi juurde, haarasin ta sülle, röökisin nutte ja läksin koju. Mees veel vaatas, et see küll meie kass pole. Mina ikka vaatasin, et on küll. Surnud kass näebki võõram välja. Mees veel ütles, miks tal siis kaelarihma enam kaelas pole. Läbi nutu vastan, et ehk otsusõit ja pani pihta igasuguseid veidrikke. Kes ajaks kassi alla, võtab veel rihma ka ära. No et ei nagu, ei tea, kelle oma see on ja mingi, ma ei tea. Kiibistatud on ju enam. Aga nii. Nutan, kaevasime auku, matsime väärikalt maha. Nutsin veel mitu päeva ja mis ma ühel päev näen, meie kass ukse ees. Paar päeva hiljem tuli naabrinaine ja küsis, kas me nende kassi pole näinud. Ma ei tea, miks, aga vastasin kohe kiirelt ei. Ega ma ju ei valetanudki. Polnudki teist paar päeva näinud. Matmisest olid mõned päevad möödas. Ei teagi nüüd, kas aastaid hiljem on imelik minna naabrite juurde tordiga ja anda teada, kuhu nende lemmik kadus. Lahedad olete. Oh my goodness. No, vähemalt said enda kassi tagasi, aga mõtle teine mõtleb, et ta kass on nagu võib-olla mingi metsas või no, et ikka kadunud või kuskil uue pere juures ja tegelikult on sinu hoovis mingi surnud. No selles suhtes, et toredam on ju mõelda, et äkki keegi teine võttis ta endale, mitte et on su naabri hoovi maetud, aga nagu jube on küll, mõte ise oled mingi nutnud, mingi laipa tassinud seal mingi maha matnud ja siis enda kassi ilmub koju tagasi. Noh, igatsesite enda. Nagu mul vaata juhtus selle fake kauriga, et Märten tassis meile võõra kassi koju ja see ei olnud meie kass. Aga kas ta jäi nüüd? Jaa, ta elab meil. Vaatsin ka nagu, pole nagu päris sama näoga, aga kurat seda teab. Aga kaur on kadunud ikka siis või? Jah, see lutsutaja, vaata. See ju kadus. Issand jumal. Ja nüüd meil on fake kaur lihtsalt. Oota, aga teil on kassid ka siis nüüd seal kodus ja kuidas nemad ära ründan? Oi jumal, saad sa aru, kui ma oota, ärme lähe jälle ei, ärme lähe, reaalselt räägime sellest pärast ausalt ka. Räägime pärast. Me räägime, pole nii ammu näinud. See on täiesti õige podcast ausalt ka. 4 kirja lugenud. Tunni ajaga 4 kirja. Aga ma ütlen ka seda, et hääletage meie poolt siis aasta podcasti ka. Saab veel hääletada. Ma ei tea, nüüd peaks siis see top 3 väljas olema, aga ma ei tea, ma arvan, et me oleme top 3. No, kuule meid algusid ei lisatudki sinna üldse, vaata. Jah, mina arvan, et kogu see on rigged. No vaatame. Meil on üks on käes, vaata. Nüüd võib ükskõik mida, fuck kroonikana. Ei ole fuck kroonika not yet. Okei. Ootame järgmine nädal. Ja kui me kaotame, siis oleme küll mingit mõttetu aeg. Ja siis kui võidame, siis oh my god, kroonikat the best. Teate nii head koostööpartnerid. Ja nagu parim asja meie jälged, I love you guys, hääletasite. Aga ei, me vist ikka nagu hääletati, et nagu kui meid alguses isegi ei pandud sinna ja nüüd käidi hääletamas ja siis meid lisati lõpuks sinna kõige viimasena, et noh, pange siis see ka. Aga ma tean, et raadioinimesed vist ei ole väga happy'd, et nagu podcast'id, raadiod on kokku pandud, et noh, erinevad kategooriad. Aga hääl meil on ju. Jah, aasta hääl, jah, see olegi aasta raadio, vaata. Jah, minul on jäme hääl. Mul on hääl ja minul on jäme hääl ja... Meil on jämedada, aasta jäme hääl. Aasta jäme jalg, jäme hääl. Jäme jalas, me lõpetame, jah. No nii, aasta vahetusel enam kunagi ei suudle. Tere kallikesed, ma tahaks lisaks kõigele saladustele ja eelmisatele lugudele teile rääkida täiesti ajuvaba juhtumi oma aasta vahetusest.
See oli siis üle-eelmine aastavahetus. Nagu juba mainitud, toimus see aastavahetusel. Olime kihlatuga koos sõbra juures ja jõime, nautisime, kuniks ühel hetkel suudlesime koridoris täpselt enne äraminekut. Joonud tasakaal kehv, pea käis ringi ja kukkusime. Ma kujutan, vaata tatti ja siis kukutad trepist all. Kukkusime täpselt nii, et härra tõmbas oma ninaga mul kunstripsmed koos enda ripsmetega. Endal murdis muidugi ninaluu ära. Kuidas sa tõmbad ninaga kunstripsmed? Ma ei tea, kas ta on ninakarvane. Ma ei kujuta, et ta on nina Tangle'is ja kuidagi, ma ei tea. Niimoodi istusingi kell 5 hommikul sügav külmast võetud vorst silma peal põrandal maas. Lisan teile ka pildi oma imeilusast silmast. Võite näidata, ei ole kade teile, aga ohutu. Teie aga olge ohutud ja muusikalid. Ja tõesti, tal on terve sahtel läinud siit nagu. Jah, ma saatsin selle pildi Taneli ka, et ta saab pärast lisada meile siia. Ja issand jumal. See on ikka tõesti, no näha on, et siin midagi on ära poole rebitud ja aga kuidas, ma ei saa aru. No see on küll Nadi lugu ja tõepoolest ära siis suudle aastavahetusel, kui see hakkama ei saa. Jah, trepi pea. Ma mõtlesin, kas äkki kettisid üksteisele suhu või midagi, aga hoopis ripsend läksid. Ma võtaks isegi keti, kui see, et mul pool sahtlit on läinud. Riigagel, sest et sa saad suu puhtaks pesta. Ei, ma võtaks ripsend. Ma kleebiks endale need kunstripsmed siis, sest et ma ei suuda okse. Okse ongi näästi, aga. Okse ongi näästi, jah. Nii, ma võtan järgmise kirja. Rabamatk. Huvitav, kas see oli Indreku talus? Tšauki. Mõtlesin, et räägin väikse story ajast, kui olin just lahku läinud ja elasin läbi oma hoe-faasi. Tuttusin Tinderis ühe kutiga. Esimest korda saime kokku ja kutt tundus enam-vähem okk. Väga ei tõmmanud, aga tol ajal sobis vist igaüks, kes natuke tähelepanu pööras. Pidime minema ostma veini kaasa ja kuhugi piknikule minema. Poes kutt valis veini välja ja oli juba kassas, kui kutsus mind, et maksa nüüd, mul ei rahakott maha. Müüja vaatas ka imeliku näoga, nii et maksin ära ja ei mõelnud sellele rohkem. Ülejäänud õhtu oli täitsa tore, välja arvatud see, et ajas liiga palju keelt kurku. Järgmine kord saime kokku ja ta pakkus, et lähme tema kodu lähedale metsa rabasse päikseloojangule. Mida ma ei teadnud, oli see, et ta elas mitukümmend kilomeetrit linnast väljas. Läksime suht viimase bussiga. Kaasas olid jällegi mõned veinid. Jalutasime mööda metsarada, nautides päikeseloojangut ja veini. Suht sarve hakkas. Jõudsime siis raja lõppu väiksele lõkkealale. Natuke amelesime seal ja ta hakkas mind lahti riietama. Veini oli ka palju joodud ja läksin kaasa. Üks hetk lükkas mind allapoole, et hakkaksin suhu võtma. Ise samal ajal mingid imelikke kommentaare visates mu rindade kohta. Üks hetk keeras ta mu ümber, pani mind põlvili lõkke koha peale, kus oli hunnik sütt ja tuhka. Ajas oma asja ära ja hakkasime tagasi jalutama. Metsast välja jõudes jalutasime mööda ta kodust. Kodu ukse juures vend ütleb tai tšau siis ja läks tuppa. Jättis mind üksi pimedas kuskile võõrasse kohta metsa äärde. Tellisin siis endale Bolti, aga kuna mul raha põhimõtteliselt ei olnudki, sõitsin Boltiga nii kaugele, kui selle raha eest sai. Ja siis jalutasin paar tundi Tallinna linna vahel kodu poole. Ise peale aest jalad alla nii tuhane. Peale seda õhtut rohkem ei suhelnud. No ütleme nii, et tore, et ei suhelnud selles suhtes, aga oh my god, I feel so bad for you. Kõigepealt mingi nussitakse kuskil lõkkeplatsil. Isegi nussid, sa pead suhki võtma. Kõigepealt võttis suhki ja siis nussis läbi. Okay. No ma ei tea, see on nii näetu ja kõige haigem on see, et ma usun, et nagu nii paljudel naistel on nagu mingi, mitte nagu sama päris olukord, aga on ka see umbes mees saab nussi kätte ja siis ta on nagu mingi tšau. Ja sest et meil tuli just hiljuti üks kiri, kuidas oli ka niimoodi, et mees jättis ta kandub mingi koduuksa, ta ütles, et lähme välja. Siis ta läksid välja, siis ta mul ei rahakott tuppa, läks tuppa tagasi, keeris ukse lukku ja siis ta oli tüdruk oli teises linnas nagu. Oh my god. Siis ta läks mingi bussi peale, siis koju tagasi. Ütleme, et nagu Tartus oli ja siis Tallinnast. Et nagu, ja see on nagu nii ube, et nagu seda tehakse. I would never mentally recover from this. Ei reaalselt, see on nii haige, et nagu mõtles, et kuskil metsas bussi ei ole suba raha. Pimedas. Ja siis ta mingi tuhane ja siis ta lihtsalt läheb koju, siis ta mingi davai tšau. Ma tahaks praegu öelda, et ma oleks koputanud selle venna ukse peale, et kuule, et kuradi, ma tean, et ma ei oleks. Sa ei oleks, sest mingi to happens ja siis sa lähedki oma ma ei tea, kas mul on nagu sarnast, mul vist sellist olukorda ei ole, aga mul on sellist olukordi küll olnud, et kus ma nagu mingi pole raha olnud ja siis kuradi jalutad kuradi, ma ei tea kuhu. Ma praegu mõtlen, et kui mul ei oleks raha, siis ma äkki oleks kellelgi nagu küsinud või nagu sõbrannale helistanud äkki või midagi, vaata. Oh my god, mul oli selline olukord. Okei, ma räägin. Nii. Okei, mul oli see auto, vaata. Või mul ei olnud minu autot, ma sõitsin ema autoga. Viisin ühe tüübi kunagi niimoodi, et ta elas teises linnas. Ütleme, et Tallinnast mingi
160 kilti, mu ema andis auto ja mul ei olnud väga raha. Ühesõnaga andsime auto ja siis kuidagi leppisime see tüübi kokku, et ma viin ta tema kodulinna ära. Lambist tuli see idee, vaata, et me oleme tema kodulinnas käinud, onju. Et olime ka tulema, näitan sulle, siis läksime värki. Ja siis hästi cool oli, siis viisin koju ära ja siis kui ma sealt linnast tagasi hakkan sõitma, siis läks see kütuse tuli läks põlema, ma nagu ei vaadanud seda, aga mul oli mingi 5 euri. Ja siis tead, kus ma sain raha või? Mu sõbranna ema kandis mulle mingi 15 euri, et ma saaks paaki panna. Muidu ma oleks olnud seal kuskil nagu... Ja mingi tüübi pärast. Ja mingi tüübi pärast. Ja nagu selles mõttes, et mu oma emalt ei saanud küsida, aga siis ta nii kandis mul auto, vaata. Siis meil Lambist tekkis see idee, vaata, et ma läheks ta linnast nagu... Me, ühesõnaga... ärkasime minu juures, lol, ja siis ta ma pean Tallinnas jäime peole, siis ta oli, ma teadsin varasemalt päris pikalt, vaata. Ja siis kuidagi tuli jah see idee, et umbes, et lähme tema kodulinnast, ta näitab mulle mingi, mul praegu tuli see meelde, siis ma olin seal kuskil kuradi tanklas 5 euri, mõtlesin, kuidas ma Tallinnasse saan. Ja aga ei, et selles mõttes mul on ka sellist olukordi olnud, et need on ja nagu see on mark, aga elu läheb edasi. Elu läheb edasi ja tore, ja siis sa õpid ja siis sul peale sellist olukorda saad nagu mingi never again, vaata. Jah, ma tahaks ka loota. Nii, minu kord siis. Ma nii kaua mõtlen, et ma tellin midagi süüa, sa ei taha või? Kus juures mul on kõht tühi. Kõik küsijad alati, kuidas me nii näljasid oleme podcasti ajal või et vaata, kui meil jäätis oli ka, me kogu aeg sõime või et miks me tahame süüa või miks meil kõht tühi. Siis me alati filmime, sest eelmine kord me filmisime hommikul kell 9, siis meil oli kõht tühi, nüüd kell on juba 5, et dinner time on, nii et sellepärast meil on võtta midagi, whatever, aga ma olen skinny legend, et enne midagi rasvast võtab Mäkki, ma tean küll. Ei, ma ei võta Mäkki, võta midagi head. Võta midagi head, ma usaldan sind, ma usaldan kõike, mis sa ju teed. Okei. Rambist poen. Mehed sõuavad vaid peenisaurul. Lähen kohe jutu juurde. Umbes 5 aastat tagasi möllasin ühe noormehega linade vahel. Peale mida ta kirjutas mulle, et olin tema parim partner voodis. Pean siin kohal ära mainima, et olin pruukinud julgestusjooki ja enda arust ei olnud see seks küll suurem asi hea. Tema seda asja aga nii ei näinud ja pidas vajalikuks kirjutada mulle, kui hea tal ikka oli, ka siis, kui kõik oli ja ka siis, kui ta oli õnnelikus suhtes. Mind see eriti ei kõigutanud, kuna mul edasist huvi tema vastu polnud. Sellest on umbes 5-6 aastat möödas, aga tüüp ei saa endiselt vihjetest aru ning kirjutab ja saadab sõbrakutseid ning neid ma vastu ei võta. Mõni aeg hiljem võtab kutse tagasi ja siis saadab jälle uuesti. Vist on lootus, et saab elu parimat seksi jälle. Kas tõesti need mehed sõuavad edasi ainult peenisaurul, mitte mõistusega, et vaja nii pinda käia? Nagu take the hint, I'm not interested. Võib-olla tõesti nagu mees sai esimest korda head seksi ja nüüd ta nagu, ja võib-olla vaatan see, et kui see on 5-6 aastat tagasi, et võib-olla tegelikult see ongi nii hea, aga ta arvab lihtsalt. Ja ta nagu tema mälestuses on see nagu nii hea, näiteks toome mingi näite, et mingi film, sa mäletad, et ma toon näite. Mul lapsepõlves, mu lemmikraamat oli Kadri. Ülihea raamat ja siis teine oli Kadri ja Kasuema. Ja mu nagu Kadri ja isegi on hea, aga Kadri ja Kasuema, ma mäletan, see oli nii hea raamat, ma olin mingi, oh my god. Ja siis ma ükskord Jagast Lambist leidsin mingi 3 euroga. Ma olin mingi, reminissin, tellisin ära. Mina tellisin ka by the way sinu järgi selle Kadri Kasuema alles hiljaaegu. Ja tegelikult see on hea raamat, aga ma mäletasin oma peas, et see oli nagu mingi mind-blowingly good, oh my goodness. Ja ma lugesin, ma olin mingi, see oli hea, aga see on nüüd nagu oh my goodness. Sa olid laps, vaata, ja see tundus. Ja aga see oligi, et see oli nagu nii ammu, et ma oma peas, see oli nagu nii hea, et ma arvan, et see on ka, et ta mäletab, et ta oma peas mõtleb, et see on hea. Ja võib-olla kui ta uuesti nussiksite, see ei oleks enam nii hea, aga ta ei saagi aru, et ta lihtsalt elab oma mälestuses ja las ta siis nagu... Tore, et inimesel on sinust nii hea mälestus ju. Ma arvan, et nagu, jah, ma rääkima. Meist pole kellegi kes mälestus. Ma mõtlesin seda. Meid ei ole keegi teist. Ma mõtlesin ma ei tea, kas kellelgi minust niimoodi, nagu et selline, et umbes käib pinda. Üks vend on. Ta on nii head. Ei, aga ta ei ole nagu nii hea seks, et ta lihtsalt arvab, et minuga oleks nii fun, sest et tal on see mingi fetiš, sest et ta nagu räägib liiga palju, et ta ei ole mingi musta naisega seks. See kogu aeg kirjutab, see on nii cringe. See on nii cringe. See on sitaks cringe. Ja siis ma olin mingi kas sa nagu kirjutad mulle kogu aeg, et sa tahab muga teidile minna ja siis nagu, et ma nagu väga sain jutust aru, et ma tahan mingi fetiš. Ja siis kui ei vasta, siis ta nüüd kirjutas, et sorry, ma olin purris, kui ma kirjutasin, aga lähme ikka välja, siis ma mingi, ei, nagu ma ei taha vaata, et nagu selles mõttes, et ma ei arva jah, et kellelgi mingi selline oleks. Ühesõnaga, meie ei ole voodis väga head. Me oleme happy to be there. Nüüd ütleme nüüd, et not the worst, aga ma ütlen, et keegi nüüd mulle aastaid pinda oleks käinud selle pärast. Ei, mulle ka ei ole. Nii et
mis seal ikka, vahet ei ole, igas Siim asjas ei saagi hea olla. Ainult Siima. No. See ei saa, sulle see siin ka, tahtsin öelda, Kardo ei saanud üle, aga nüüd ta on õnnekas suhtes. Ammu ja nüüd on üle saanud. Aga alguses ma ei usu, et asi oli selles mu voodi, kui sängisambas ei olnud. Sängis, sa olid lihtsalt nii äge. Vaata, meil on see, et mehed ei saa üle, et kui me oleme lihtsalt nii lahedad, aga sängisambas ma ei ütle, et me ei nussi nagu pornstars. Ma isegi ei tea nagu päriselt, ma tahaks nagu nüüd teada, et mis teeb nagu naises selle, et ma saaksin öelda enesekindlalt, ma olen voodis nii hea. Sama nagu. Ma arvan, et okei, kui Märten seda kuulab, siis ta mingi, ei, sa oled mingi, aga ta ütleb, ta kiidab mind iga asja peale. Ta üks päev kiitis mind selle peale, et ma tegin akna lahti. Nagu ma avasin akna. Ta see skämm on ikkagi long game, vaata, kui ta ikka kiidab siin akna avamise eest, võt siis see on long game ikka, see on ikka väga long game, aga ta on ikkagi võtnud, vaata. Ma ei mäleta, kas sa olid üleval siis, vaata, kui mu ema käis külas, siis ta ütles, et muidugi Märtenile meeldib kõik, mis sa teed, ta pole kuhugi minna. ja, ta oli mingi, muidugi ta kiidab sind ja on alati sinu poolt, sest et kus tal minna on, tal pole ju kuskile minna, siis ma olin mingi, okei. Mõeldes, Kristina oli mingi, okei, ma olen magama, tal polnud ka kuhugi minna. või ma olingi mingid, kuidas, vaata, ta hakkas oma emaga seal jaurama, siis ma olin ükskord, jah, ma olen sinu poolt ka, sina oled õige, et ema tütar, et ma ei saa kellegi poolt valida, sest et lõpuks mina olen see nagu pahalane, vaata, et ma olen kõigi poolt, kõik on ilusad ja head ja toredad. Ja siis keeras magama ära. Keerasin magama ära ja ma mõtlesin, ma ei oska enam. Jälle suutsime all about us teha seda, ma isegi ei tea, kuidas. Ühesõnaga jah, et ma ei edu, nagu selles mõttes võtta seda kompliment, et keegi ei saa üle, meil ei ole, et keegi meie räägiks, et oi see, aga kui on keegi, siis andke teada. Tõesti, andke mulle teada. Tahaks ka ju natuke. Ma arvan, keegi on. Eriti cringe. Ma eksin ei kuulagi seda. Valetame järgmine episood. Me saame 1000. Aga mis see 1000 valjuks liibu? Kas keegi mu eksidest? Kõik need 3, kellega ma maganud olen. Jah, kõik need 3, kui te kuulate, andke teada. Tahaks teada. Oli? Aga kui oli halb, siis ära ütle ka, sest et aga ma mõtlen, kuidas on naine voodis, nagu selles mõttes, et ega ma mingi meritäht seal ei ole, on ju. Ikka natuke liigutad natuke ikka siia-sinna, natuke siia, et nagu. Keerad külge. Jah. Ma ei tea. Keerad külge. Et ühesõnaga andke teada, ma ei tea, kes on ju. Kõik need 1000. Ega mina neid ei mäleta, kõik sängi sambatatud on. Mis suvaliselt kirjutavad. Aga pohhu, võite kirjutada, aga ma ka ei mäleta kõiki. Ja, andke teada. TPH. Elu on pikul. No nii. Okei, see on kõige ebaprofessionaalsem episood. See on niuke fun episood. Aga mul on väga lõbusalt. Mul on ka väga lõbusalt. Te olete samas, tahate meie elu kohta teada, saate siit teada. Ja järgmises episoodis ma räägin teile, kuidas kassid kohanesid. Uues kodus. Kassid kohanesid, jah. Okei, aga praegu ma loen ühe kirja veel. Võib-olla isegi rohkem. Aeg on. Puhkimine traumapunkti. Hei, mul on teile totakas lugu. Mul on selline meditsiiniline mure, et hommikul haigutades võivad lõualuud lukku minna. See on saatnud mind suurema osa mu elust. Nüüdseks juba tean, et kui see juhtub, pean minema traumapunkti või kuskile arstile, kes oskab selle tagasi panna. See pole valus, kui saan abi kiirelt. Ükskord aga juhtus nii, et ma haigutasin hommikul ja samal ajal tuli mind tervitama mu koer. Tal oli kombeks tulla mu voodi juurde ja nii kui ärkasin, tegin silmad lahti ja ta limpsas rõõmsalt üle mu põse. Kahjuks juhtus see samal ajal, kui ma haigutasin ja et mitte French kissida oma koera, ma ehmusin ja tegin järgsema liigutuse ning plaks lõualuu paigast. Kahjuks lõualuu ei läinud oma kohale tagasi, kuna oli argipäev, siis pidin enne kodus lahkumist olulised asjad ära tegema. Näiteks käima koeraga pissil. Ta oli haige, mis tähendab, et pidin talle rohtu andma ja süsti tegema, süüa andma ja nii edasi. Mis tähendab seda, et mul oli nende toimetuste lõpuks juba lõualuu nii kaua paigast olnud, et mul oli iga minut aina valusam. Sorry, aga sidebar, ma kujutan ette, kuidas vend kodus ajab asju mingi. Ja. Käid koeraga jalutamas, sa oled situks täis. Ma oleks mingi kellegile, et kuuled, ma jätsin võtmed Mati alla, palun mine käi koeraga ja anna süsti, et mul on lõualuu paigast, et ma arvan, et mingi sõbranna sul ikka suleb appi, aga kohusetundlik inimene, et ei lähe nagu. Jah, olgu kas või suupärani lahti. Nii. Tellisin endale Bolti ja panin sihtkoha aadressiks Ravi 18. See on kesklinna traumapunkt ja olen sealt ennegi abi saanud. Tõmbasin suure poncho endale ümber, varjasin sellega oma kohasse mooda nägu ja istusin taksosse. Iga minutiga oli mul aina rohkem valus, mis tähendab, et ma võib-olla juba nutsin seal taga istmel. Midagi taksojuht ütles mulle, aga ma ei saanud aru, sest mu suu ja kõrvad olid otsapidi ponchos peidus.
kui kohale jõudsin, siis ma ei tundnud seda kohta ära, aga avasin siiski autoukse ja mida ma näen? Suur silt tekstiga, ainult sünnitajatele. Ehk siis mu taksojuht arvas, et ma sünnitan ja viis mind sünnitusmajja. Ma väljusin nii kiirelt, kui sain ja jooksin pimedusse maja taha õiget ema ust otsima. Siiani aastaid hiljem mõtlen, et kas ta tõesti arvas, et puhkisin seal tagaistmel nii palju, et arvas, et ma sünnitan. See cringe tuleb mul vist surivoodil ka meelde. Ääremärkus, seda ei pea ette lugema, aga Kristina, sa oled nii tore. Okei, what about me nagu. Kas sa on tühi koht, mall on tühi Nagu koht? reaalselt, veel kirjutab meie podcastis, ma by the way, Kristina, sa oled nii tore. Mis siis mul viga on? Ei, aga kusjuures, mis mina olen tähele pannud viimasel ajal, et kõik ütlevad nagu, malluka podcast, vaata. Et vaata, kui meil oli see kas ma rääkisin eelmine episood ka, vaata, et keegi tegi seda hauli ja siis on käisin malluka vestlusõhtul ja siis seal telekas nagu korrektisid neid, aga seal nad ütlesid ka, et see telehommik ja et sinu vestlusõhtu, siis ma mingi, kas ma olen siis tühi koht või nagu mingi, I guess so go kill myself. Tore näha, et osadele olen mina tühi koht ja osadele oled sina tühi koht, nii me oleme tühjad kohad. Aga nagu samas me ikkagi alati korrektime, et ma ütlen ka, et kas mallu ja sina ütlesid. Sina ei öelnud praegu midagi. Ütlesin, et kas mallu on tühi koht sulle või? Ütlesid jah. Kuula tagantjärgi. Meil on lihtsam, kui sa vaatad tagantjärgi. Ma vaatan nagu nii. Aga ma vaatan ka. Aga see on tegelikult päris naljakas, et mõtle, mida see taksojuht tegelikult võis veel arvata, et esiteks arvad, et teine sünnitab, sa vaatad, ta ei lähe isegi uksest, siis jookseb haigla taha pimedusse. Ta oli mingi. Siia. Ma arvan, et taksojuhid on nii arjunud selle. Mina mõtlesin seda iga oma sünnituse ajal, nii et võib-olla ta mõtles, et it's one of those times, vaata saab mingi I can't do it. Ei, aga taksojuhid, ma arvan, et harjun nägema nagu väga imelikke asju. Või nagu mingi. Et keegi jookseb sünnituse taha või sünnitab nagu koer poeg. No ma ei tea, jah. Või nagu üldse, et nagu nad näevad iga päev erinevaid inimesi, kirjuid inimesi, et nagu. Kirjuid inimesi. Et aga ma kujutan ette. Kirjud seltskonda. Oota, mis oli Blackness Awareness? Black History Month, fucking crazy. Okei. Kõik need tuhanded, kes sulle lilled meelde, järgmine veebruar, terve veebruar sa pead mind kummardama. Ehk siis mu sünnipäeva kuul pean sind kummardama. Ja, sest et see Black History Month ise sündsid. Aga teeme siis niimoodi, et sina kummardad mind ja ma sind. Ei nagu, sul on üks päev on sünnipäevaga. Sul on terve kuu. Black History Month on terve kuu, jah. Aga meil on White History Month. Sa pead iga nädal, me tegime veel kokkuleppe, et iga nädal ma tellisin ka endale pikapaki, vaata. Ma olen nii obsessed, mina ja mu pikapakk, see jõuab nüüd homme vist või. Ja me hakkame iga nädal ühe mingi pikapakki endale saatma. Ma ei ole mitte kordagi oma pikapakiga ise pakki saatnud, nii et see saab minu jaoks väga lõpus olema. I will do it. Hakkame pikapakiga pakke saatma. Pikapakitama. Vaka. Täpselt seda me teemegi. Tõesti taunid lihtsalt. Vabandust, ajuhälbega. See on nii palju parem. Nii, spioon või seeneline vol 2. Oh my god. Spioon või seeneline vol 2. Hei, Mallu ja Kristina. Olen teie podcasti kuulaja algusest peale, ent ühtegi salajuttu pole teile veel saatnud. Enda arust mul neid pole, aga kui vaatasin Mallu saate kolmandat osa, siis tundsin, et pean ühele loole veel järje tegema. Wow. Mina kohtusin härra Seenelisega. See on siis see sama. Ühe Tartu kuulsamaist baaris. Tema jaoks olid kokteilid tolles baaris kas mõttetud või liiga kallid. Täpselt ei mäleta. Üks asi vist teiseni ja mingi hetk me astusimegi seenehärra ühetoalisesse korterisse. Kohe koju jõudes pani seenehärra ukse lukku ja võttis end alasti. Kapist võttis välja ühe limoncello, mis pidi siis parem olema kõikides baaris serveeritavatest jookidest. Mina siis kah riietusin. Mis teil toimub? Ma kujuta ette, ma lähen mingi mehe juurde, võtab ennast ihualast ja saad mingi... Kes? Ise oled paljastud issidega podcastis. Seda ei ole näha kaamerast. Ei ole või? Okei. Ma arvan. Järgmine podcast on Mallu nippid. Meil on kuradi 200 vaatamist lambistat. Hinnad kohe laes. Mina siis riietusin ka lahti ja mingiks hetkeks olime siis kahekesi voodis. No ta fuck, mis ta siis? Okay, I'm not joking. Okay, no ma tead, äkki oli isu otsapööri saada. Tõesti on ju. Tema all ja mina peal, okei. Umbes nagu cowgirl, aga lihtsalt kellegi sees ei olnud. Istusid süles lihtsalt paljalt. Ja mees oli pikali, siis oli tal nagu otsas lihtsalt nagu ja siis rääkisid juttu. Okei. Ajasime siis juttu ja mingi seenehärra küsis, palju ma kaalun. Ega ma täpselt ei teadnud, aga ütlesin, et kuskil 70 kilo. Tema aga selle peale vastas, et riietes nägin ma kõhnem välja ja teatas siis, et tavaliselt üle 60 kilo tüdrukute kaimaga, aga teeb siis täna erandi. Appi!
appi. ma ei saa aru, ta ei läinud minema ka või, sest et aga see ongi, vaata, see on see meestes, et ma teen sind maha. Et nagu, ja siis tõstan, tavaliselt ma üle 60, aga okei, sa oled ilus, ma teen sulle. Ja saadki mingi, well, happy to be here. Happy to be here. Rohkem detailidesse ei taha laskuda, aga for a reason. Ei, nagu sa rääkisid väga palju detaile, nüüd sa tõmbad siis piiri. Ma ei taha teada, mis seal siis veel juhtus. Aga mingi hetk tuli meil vanus teemaks. Tema 37 ja mina äsja 21. Lõpuks palus ta mul end Facebookis sõbraks lisada ja nädal hiljem küsis, kas ma olen COVID-i vastu vaktsineeritud. Seal meie vestlus lõppes. PS, ärge charge'ige. Ups, meie lugenud. Saaks seda kirja algusesse panema. We're not judging, aga nagu, okei. Tol hetkel olen nii katke just pikast suhtest lahku läinud, et ei osanud muud moodi end ravida kui selliste meestega. Tänaseks olen omadega paremas kohas ja mõtlen õudusega sellele ajale, mis oleks võinud kõik minuga juhtuda. Tõsi, tegelikult mingi paljas mees paneb ukse lukku ja mingi laseb naks, et oleks võinud hullemini minna, aga no mul on hea meel, et ei läinud. Kõik läks hästi ja good for you. Okei, no selles mõttes me ei charge, sorry, et me olime korra mingi väike charge tuli. Vaata, me võime charge või me võime olla dramaatilised. Aga usu mind, me oleme ise ka olnud sükestes ja hullematki veel teinud, kindlasti. Ka mina olen ennast alasti võtnud mingi mehe juures korduvalt. Aga mitte nii, et ma astume kooksis sisse ja siis on ju, aga olen olnud alasti. Kes ei oleks paljas olnud? Või olen enda juurde kutsunud ja siis alasti võtnud. Aga mitte kohe. Ikkagi taame. Jah. Või nagu, see on liiga crazy, ma praegu seda ei saa rääkida. Las see siis jääda. Las ta jääda, lähme jagame kirjad. Jagame kirjad laiali. Nii, võtame siis kohe Hindreku talu. Anname äkki selle spioon või seenelisele. Ma tahtsin selle rabamatkale anda selle, et ta saaks uue kogemuse. Issand, see on tegelikult jah hea mõte. Ma mõtlesin, et see on nii, et sul on nagu, et sul on praegu sitt raba kogemus, et nüüd sa saad endale nagu. Tegelikult hea mõte, rabamatk saab rabamu. Jah, ma panen siia nii Hindreku, ma tean, mis ma saadan nüüd Ketterile edasi ja panen kohe auhinna vaata võitja, nii. Siis Magda Beauty, anname siis Magda Beauty spioon või seeneline. Jah, sest me charge'isime. Jah, ulakas kaunitar, ma annaksin selle puhkimise traumapunkti. See, kes see arvati, et sünnitab. Nii, davai väga hea, forward. Nii, ja see, puhkimine, see läheb siis ulakas, jah? Ulakas ka. Ja peninuki võiks minna, no anname siis unenägu, mis ajas meid lahku. Jah, ja siis Amaren. Amaren äkki see, kes võõra kassi matuseid pidas. Lol. See oli päris naljakas. Nii. Nii, ja siis Amaren unenägu, võõra kassi, kuidas võõra kassi matuseid pidasin? Jah. Okei, nii. No näed, tehtud. Tavai, ma mõtlesin, et ma ennem panin kirja, aga nüüd ma saadan kohe assistendile võidukirjad edasi ja siis panen pealkirja selle, mis auhinna ta sai ja siis on lihtsam, ta ei pea hakka otsima ja ta saab lihtsalt. Super. Perfect. Noh, aga siis on jälle üks episood tehtud. Ma tellisin staabiburgerit meile, et sa teaksid. Seda lägapurksi, vaata. Mõnus ju. Ei, no mina vist kuradi loopilt tund, vaata, aga ei purksi jah. Ei, mina lähen ka varsti. Mardile rohkem, lähed uuesti või? No ma ikka mõtlesin, vaata, kui ma välja näen. Mis asi see on siin? Vaata, ma võiks selle üle pea tõmmata nagu kapuuts. Sa ei saa varem minna ju. No jah, ma ei mõtlegi kohe, aga nagu kunagi. Aga me lähme koos. Okei. Mul on selga vaata. Ei nagu see, et ma saad aru, ma kunagi mõtlesin, kes käib mingi 50 iluoperatsioonil. Aga see on väga aktik. Aga teate, ma ütlen teile head uudised. Märten viimasele kogu aeg kiidab mu perset. Tähendab, ta on kogu aeg mu perset kiitnud, aga noh, seal ei ole, see on flat as they come. Aga ma olen viimasele ise ka hakanud vaatama, et tegelikult nagu mul on nagu hakanud parem perse olema. Ja Tuuli ütles mulle, et see on täiesti loogiline, sest et ma olen igalt poolt kehast lasknud teha rasvaimu. Tal ei ole enam kuhugi minna ja lõpuks on mul perse kord. Näita perset. On natukene hakanud tulema. Natukene on tähesti, keret. No siis söö seda lägapurksi, aga minul on veel, minul tuleb selga praegu veel, nii et ma söön ainult pool purksi äkki siis. No vaatab. Ühesõnaga oli tore episood. Ja näeme juba järgmisel nädalal. See ya! Bye! Love you!